Tere päevast, austatud Riigikogu! Me alustame 21. jaanuari infotunniga ja head kolleegid, kõigepealt on mul teile palve, et teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun! Ja kohale on end registreerinud 7 Riigikogu liiget, puudub 94. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ja sotsiaalminister Karmen Joller. Tere päevast, lugupeetud valitsuse liikmed! Ning meie infotunni reeglid on ikka täpselt samasugused nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks 3 minutit ja küsimuseks registreerunud Riigikogu liige saab võimaluse esitada ühe täpsustava küsimuse. Lisaks saab üks Riigikogu liige selle konkreetse küsimuse raames võimaluse esitada lisaküsimuse. Ja meil on üldse kokku 12 registreeritud küsimust. Neist esimene on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja teemaks on Rail Baltic. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Aitäh, austatud peaminister! Esmaspäeval korruptsioonivastase erikomisjoni istungil osales Läti parlamendi Rail Balticu uurimiskomisjoni esimees. Tõesti, Lätis on parlament pidanud vajalikuks selline uurimiskomisjon moodustada, et kahjuks siin Riigikogus Keskerakonna samalaadne ettepanek on Reformierakonna poolt mitu korda maha hääletatud. Aga see-eest ikkagi esmaspäeval sai meile tutvustatud olukord Lätis ja kahjuks need faktid on päris konkreetsed ja näitavad, et tegelikult aastaks 2030 Rail Baltic valmis ei saa. Lätis on hetkel ehitatud täpselt 0 kilomeetrit. Eesti suunal pole kinnitatud projektigi. Lätil on rahastuse puudujääk 4,4 miljardit. Tehniliselt ja ka rahaliselt on väga keeruline ehitada silda üle Daugava jõe. Ja probleem on ka selles, et Läti praegu eelkõige panustab lõunasuunale ehk siis raudtee-ehitus toimub Leedu suunas. Ja kahjuks et need kõik faktid kinnitavad tõsiasja ka seda, mida Riigikontroll on välja öelnud, et suure tõenäosusega 2030–2031 me rongidega siin Rail Balticuga sõita ei saa. Ja tegelikult ka ametnikud Eesti poolel tõdevad, et ka meil on tegelikult raskused, ka näiteks meie lõunapoolse osaga, et see ajagraafik on lühike. Meil on endal ka puudu 1,7 miljardit eurot. Ja vahepeal nüüd tuli välja 2 päeva tagasi Riigikontrolli raport, mis näitab, et Rail Balticu üldkulud on 4-kordistunud. Projekt maksab juba 24 miljardit eurot. Ja meie jaoks ongi see suurim risk, et kui me isegi ehitame oma osa valmis, aga Läti enda poolt vastu ei tule. Täna faktid seda näitavad. Ma olen küsinud seda küsimust juba varem ja ma küsin veel korra, et kas teil on tänaseks valmis alternatiivne stsenaarium? On teile see risk, potentsiaalne maksumaksja ka kahju läbi analüüsitud, läbi arvutatud, et kui me enda osa ehitame valmis, Läti enda poolt valmis ei tule, et kas see risk on läbi analüüsitud? Aitäh, härra peaminister, palun! Jaa, hea Riigikogu esimees, head Riigikogu liikmed, hea küsija. Ma mäletan vist, sama mees vist käis ka kunagi varem siin, et olen kuidagi 2 kõrvast mööda läinud, et võib-olla te saate pärast täpsustada, et tegemist on sisuliselt vist Läti Urmas Reinsaluga, kes käis siis, kelle te kutsusite välja, te oleks võinud veidi aega kokku hoida ja Urmas Reinsalu ise komisjoni kutsuda, oleksite umbes sama jutu saanud tõenäoliselt. Seda esiteks. Teiseks, mis puutub see korruptsioonivastasesse erikomisjoni, jääb mul veidi segaseks, aga ehk te saate seda siis selgitada ja saan minagi targemaks, aga seegi paha asi ei ole. Nüüd tulles Rail Balticu juurde. Me oleme jah siin ilmselt sellisel, kuidas ma ütlen, poliitilisel erimeelsusel
Ma tean, et Keskerakond on Rail Balticu vastu. Teie hoiak on selle vastu olnud, te ei ole kunagi seda varjanud. Mina jälle arvan, et nagu Lennart Meri kunagi sõnastas, Eestil on vaja põhja-lõuna suunalist ühendust Euroopa südamesse. On vaja kiiret raudteeühendust. See on igal juhul oluline ja see on printsipiaalne küsimus. Eriti, kui me vaatame meie ajalugu, siis väga palju on olnud neid, kes on arvanud, et transiit eriti ida suunalt toob selle õnne Eestile. Ja seda kontseptsiooni, ma saan aru, Keskerakond ka poliitiliselt esindab ja siin me oleme vastakuti. Mina arvan, et põhja-lõuna suunaline ja kiire ühendus Euroopasse on vajalik. Nüüd Eesti ehitab siiski Eesti territooriumil ja Eesti teeb oma asjad õigeks ajaks valmis. Kas hea esimees, räägin mina või keegi teine? Head kolleegid, et palun, kui te soovite omavahel aru pidada, et siis tehke seda saalist väljaspool, et siis on härra peaministril võimalik keskenduda vastuse andmisele ja me kõik kuuleme teda paremini. Kui tuleb küsimuse kord, siis saate kõik oma küsimused esitada, aga härra peaminister, palun jätkake. Aitäh. Ma arvan, et see on ka viisakus arupärija vastu, et kui ta midagi küsib, saab ta sellele vastuse, mitte vahele kõiked. Nüüd austage oma kolleege. Nüüd, mis puudutab Rail Balticu trassi kasutamist, et isegi kui see saab Lätis, ütleme hüpoteetiliselt peaks hiljem valmis saama, kasutatakse meie raudteed kindlasti. Seda teile kindlasti ka Rail Balticu esindajad ütlesid, et seal üllatust ei ole. Me hangime ka rongid selle trassi kasutuseks, saame seda väärindada ja edasi toimetada. Ja mina olen ise kohtunud Läti peaministriga korduvalt, erinevate Läti esindajatega, ja nemad teevad kõik, minul on Läti peaministri kinnitus, et nemad teevad kõik, et asjad saaksid 2030. aastaks valmis. Rahastus järgnevas Euroopa Liidu eelarves on samuti ette nähtud selleks. Meie oleme otsinud lisaraha, nemad peavad lisaraha otsima. Nii et ma ütleks kokkuvõttes, minu arvates seda ühendust on vaja, Eestile kvaliteetset ühendust Euroopasse. Ida suunast meil õnne ei tule. Ja mida kiiremini see valmis saab, seda parem. Meil tuleb Lätit toetada, vajadusel survet hoida. Aitäh! Aitäh! Anastasia Kovalenko-Kõlvart, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, austatud peaminister. Te võite oma suhtumist minu või Läti kolleegi suhtes muidugi väljendada, aga raudtee sellest varem valmis ei saa ja rongid kiiremini sõitma ei hakka. Ikkagi mina olen alati soovinud kuulda plaani, kuulda sisulist plaani, mitte nii-öelda sellist kommunikatsiooniplaani. Ja tundub, see plaan ongi see, et 3 miljardi eest ehitame siis selle raudtee Tallinnas nii-öelda häädemeesteni ja ostame siis 100 miljoni eest ronge, millega me saame siis sõita ainult nii-öelda Eesti-siseselt. Ja nagu näha, siis arvestades neid riske, siis Rail Balticu eest vastutavad juhid ja ametnikud soovivad end erinevate kahjunõuete vastu ära kindlustada. Nimelt on siis välja kuulutatud hange, millega soovitakse kindlustada nii endised, praegused kui ka tulevased juhid ja ametnikud, aga ka nende pereliikmed erinevate siis kahjunõuete vastu. Seejuures soovitakse, et kindlustus kataks olukordi, otsuseid ja isegi rikkumisi tagasiulatuvalt, ehk siis alates aastast 2014 ja kuni 20 miljonit eurot ja seda ühe nõude kohta. Kui neid tingimusi muidugi lugeda, siis jääb vägisi mulje, et valmistutakse siis olukorraks, kus raudteeprojekt ei saa tähtajaliselt valmis ning musta stsenaariumi kohaselt siis esitatakse rahalised nõuded ka projektiga seotud ametnikele. Eriti hämmastab selline punkt, et kindlustus kataks vastutuse võimalikud kahjud ja kulud, mis on seotud siis juhtide ja ametnike hooletusega, kohustuste rikkumistega, huvide konfliktiga, tegevusetusega, volikirja kuritarvitamisega, valeväidete esitamisega, valede soovitustega, raamatupidamislike ebatäpsustega. See kõik on hankes sees. Soovikski teie hinnangut sellisele kindlustusele, mis ostetakse maksumaksja raha eest, ja kas see siis juba tähendab, et riskid, millest on pikalt räägitud, suure tõenäosusega realiseeruvad, on juba realiseerunud ja muidugi te võite, ma juba ennetavalt ütlen, vastata, et see on selline normaalne praktika, et kindlustatakse vastutusest ametnikke, nende pereliikmeid ja seda tagasiulatuvalt, aga teie Läti kolleeg, ja just nimelt teie, mitte minu Läti kolleeg parlamendis, Läti peaminister on tänaseks juba avalikult teemal sõna võtnud ja öelnud välja, et see on probleem ja palunud ka Läti transpordiministril sinna sisse vaadata. Kas te olete samal seisukohal Läti peaministriga? Aitäh. Härra peaminister, palun. Jah, aitäh, austatud küsija, et vastutuskindlustus vähemalt minule antud informatsiooni põhjal on RB Rail AS-is ehk siis selle samas ettevõttes, millele te viitate.
Juhtorgani liikme vastutuskindlustus on olemas aastast 2015. Kordan, 2015. Nii et vastutuskindlustus äriühingul on pigem muuhulgas ka riigiettevõtete puhul juhatuse liikmete või juhtorgani vastutuse kindlustamine on rahvusvaheline tava, praktika ka Eestis. Ja needsamad katted, mille kohta te küsite, RB Raili puhul on mul ka informatsioon, on olnud sel perioodil alati olnud tagasiulatuva kattega. Nii et ma ütleks, et kui siia nüüd poliitilist dimensiooni lisada, kui lubate, siis ei ole see mitte ainult nii olnud, vaid see on olnud ka Keskerakonna valitsuste ajal on samasugune kindlustus olnud. Nii et jah, ma ütleks, et ma kardan nüüd leidsite midagi, mis on üldiselt tavaks, vastutuskindlustus äriorgani või äriühingu juhtorganil ja üritate sellest luua midagi, mida seal ei ole. Aga kui teil on täiendavaid küsimusi, saate kindlasti küsida, aga see on täiesti tavaline asi aastast 2015. See on loogiline ja selline tava on. Ja üldisemalt jah, et ega me vist teame selles mõttes veidi erimeelsusele. Ma saan aru, et teie otsite pigem neid vigu sellepärast, et te arvate, et Rail Balticut ei peaks olema. Mina arvan, et peaks olema. Mina arvan, et põhja-lõuna suund on oluline. Eks te oma vaateid saate siis mujal tutvustada, et selles me oleme ilmselt erineval lainel. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Peeter Ernits, palun. Ja juhataja, lugupeetud peaminister. Täna hommikul kuulsin, kuidas Jürgen Ligi rääkis, et peaks rohkem rääkima positiivsetest juttudest. Ja teie jutt on ka, läheb hästi sellega kokku. Aga mäletan, et Taavi Aas, kui oli minister, oli riigieelarve kontrolli komisjonis, vaatas ausa näoga mulle otsa ja ütles, et 2026 saab juba sõita. Aga see selleks. Ja muuseas, algselt oli selle Rail Balticu puhul see, et põhiline värk tuleb idast, kui te mäletate, Soomes ka ja nii edasi. Nii et see ei maksa siin seostada mõne erakonnaga. Aga minu küsimus on see, et nüüd, ja kui nimetate seda Läti kolleegi Urmas Reinsaluks, et te olite peaministritega aasta lõpul, vandusite, et kõik saab korda. Ja nüüd, aga märgid näitavad, et ei pruugi saada, et võime häädemeesteni kihutada uute rongidega. Et kas teie suudate ka öelda nii nagu Taavi Aas omal ajal, et taguda vastu rinda ja ütelda, et 2.30 sõidame rahulikult või kui sõida, siis kes maksab nii-öelda kihlveol konjaki kasti näiteks? Aitäh! Kihlvedu nüüd pole, aga kui see konjakikast kuidagi kedagi aitaks. Aga mina mäletan ka seda, ma ei mäleta, mis erakonnas teie tollal olite, eks ma ei taha siin torget teha, aga ma lihtsalt ütlen, ma mäletan ka Taavi Aas. Me vist isegi küsisime tema käest, ta oli tollanne majandus-taristuminister, kes selle eest vastutas ja ta tuli meile majanduskomisjoni ühtäkki juhtuski niimoodi, et meil oli sama moment, millest te kirjeldate, et aasta 2026 oli see tähtaeg. Ja siis tuli Taavi Aas sinna komisjoni ja ütles, et vaat nüüd on selline seis, et see ei ole 26, vaid on 30. Järgnes vaikus. Siis küsiti, et aga miks, kust 4 aastat juurde tuli. Ja Taavi Aas, tema erakondlikku kuulust võime siiski meenutada Keskerakonnast, kelle ajal see pikenes, ütles, et vot siin on erinevad nüansid, Hispaania planeerijad ei teinud pool aastat tööd, kui need olid hispaanlased, ma loodan, ma neile ülekohut ei tee, kui ma õigesti mäletan ja nii edasi. Ja nii ta pikenes. Suurte objektide puhul tihtipeale on jah keeruline. Maailma ajaloos on neid erinevaid ülevaateid tehtud, kus suure projekti puhul on keeruline püsida 2 parameetris. Üks on aeg ja raha. Kui sa suudad rahalises parameetris püsida, siis tihtipeale aeg ei anna, ei klapi ja vastupidi väga harva, kui suured projektid püsivad ja seetõttu mulle tundub, et tollal ühiskond võttis selle teadmise vastu, et aru saadav, et ajad keerulised, et tõepoolest nii kiiresti valmis ei saa, aga võeti kohustus 2030 valmis saada. Ja Eesti on selles graafikus. Ma jääben öelda, et me oleme Baltimaade kõige tublimad tegelikult Rail Balticu tegijad ja see on väga meie huvides selle ühenduse tegemine. Läti teeb oma pingutusi ja mis see alternatiiv siis õigupoolest on, et me võime seda kritiseerida, me võime siin Läti kallal hambaid teritada, nagu ma kuulen tegelikult tehakse, aga mis me sellega saame? Meie huvi oleks tegelikult Lätit toetada, luua võimalus ja pingutada sellel nimel, et nad planeeriks meie koridori, mida nad on tegema hakanud, on Läti peaminister mulle öelnud.
ja võimalikult kiiresti ehitama hakkaks, sest meie huvides on selle ühenduse saamine, nii et ja Euroopas selleks ka täiendava raha saamine, mis on järgmises Euroopa eelarveprojektis. Nii et õigupoolest ma küsiks, mis see alternatiiv siis on tegelikult, et jätame ühendamata, jätame ehitamata, jätame pooleli, ei ole sellist alternatiivi. Mis tähendab seda, et Eesti riigi rahva huvides on kiire ühendus Euroopa südamesse. Ma meenutan, see on Lennart Meri ajast unistus. Viskame kraavi, ütleme, et isoleerime ennast, kaevame piirid kinni ja ütleme, et me ei ühenda ennast kellegagi. No see pole variant väiksel riigil. Nii et seetõttu ma kutsun üles ka sellist nii-öelda, kuidas ma ütlen, Rail Balticu ja Eesti ühenduste vastast, kuidas ma ütlen, retoorikategevust, et mitte teist sõna kasutada, veidi tagasihoidlikumale hoida. Eriti praegusel ajastul on Eestil vaja häid ühendusi ja Euroopa südamesse. Kindlasti. See on olulisem kui kunagised nii-öelda idasuunalised ühendused, mis tõid vaid raha. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Liigume edasi, tänane teine küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder ja teemaks on võõrtööjõud. Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, austatud peaminister. Murepilved on Eesti tuleviku kohal, kui praegune valitsuspoliitika jätkub. Ja ma pean silmas tööjõu- ja rändepoliitikat. Nimelt valitsus on esitanud Riigikogu menetlusse 2 välismaalaste seaduse muutmise seadust. Ja need on rohkem kui kummalised ja imelikud eelnõud. Kõigepealt lihtsustatakse siis töölubade ja elamislubade väljaandmist ja nende tingimusi. Tööle asumise eesmärgil, juhin tähelepanu, tööle asumise eesmärgil väljaantavate elamislubade puhul sätestatakse, et inimene võib kuni 6 kuud olla ka töötuna siin. Selleks luuakse siis eraldi register, terve suur bürokraatia, kontrollitakse, millistest elatusvahenditest ta siis töötuna peaks siin tegutsema, kui ta on tööloa alusel siia tegelikult elamisloa saanud ja nii edasi. Soodustatakse odava tööjõu sisserännet, viiakse kvoodinõue 0,8 Eesti keskmisest töötasust sissetoodaval tööjõul, luuakse terve rida täiendavaid erandeid, mis on kvoodiväliselt siis mõeldud tööjõu sissetoomiseks. Praegu on eelnõu seletuskirjas 9 erinevat eluvaldkonda, kus kvoot üldse ei laiene. Ja juhin tähelepanu, seda olukorras, kus 2024. aastal kehtestatud kvooti ei täidetud, ei olnud vajadust nii palju sisse tuua. 2025. aastal ei täidetud. Ja kvoodi osakaal, täna juba on erandid moodustavad enamuse. Kui ma võtsin välja ja sain Siseministeeriumist andmed näiteks ja peaminister meeldetuletuseks, 2021 kvoodi all toodi 14%, 86% väljaspool kvoodi, 22 14%, 23 16%, 24 19%, eelmisel aastal 13%. Ja nüüd me veel suurendame neid erandeid. See osakaal jääb 5%. Et see on ju tegelikult hullus, mis töötab vastu Eesti niisugusele teaduspõhisele, teadmistepõhisele poliitikale, suurema lisandväärtuse loomisega, kvalifitseeritud tööjõu sissetoomisele, kõigi meie arengukavadele, mis räägivad elatustaseme tõstmist, kõigest muust. Selge orientatsioon odava tööjõu sissetoomisele. Miks me seda teeme? Aitäh. Aitäh, härra peaminister, palun. Jaa, aitäh, hea küsija. Need on sellised küsimused, mida selle eelnõu menetlemise juures tuleks tegelikult parlamendi debatis käsitleda ja ma olen kindel, et te seda teete. Mulle väga meeldis, et te tõite siin alguses ka faktid välja, et tõepoolest sellist hirmutamist teha, et just kui meile tuleks massilised sisserännet, ei saa, eks. Ja see on hea, et te seda ise ka möönate ja alustuseks kohe ära ütlete, sest tõepoolest Eesti seis on selline, et valitsuse kehtestatud sisserände piirarv on 1300 umbes, 1292. Ja eelmisel aastal piirarv ei täitunud ja ka üle-eelmisel aastal, täpselt nagu te ütlesite, 24.–25. aastal see oli täiesti korrektne, piirarv ei täitunud. Ja see tähendab seda, et ütleme nii, et isegi see kvoot ei täitu, meil ei ole massiliselt tulemas, nagu aeg-ajalt üritatakse luua seda muljet, et on tulemas. Nüüd teaduspõhisuse juurde minnes, minu meelest jälle hea küsimuse püstitus. Teaduspõhisus tähendab seda, et me lähtume andmetest ja sellest, mis meil on faktidena teada, mitte emotsioonidest selle ümber. OSKA raport, mille alusel üks nendest eelnõudest on tehtud, on laialdane raport. Selle raporti valmimisse panustavad Kutsekoja kaudu nii ametiühingud,
tööandjad, ettevõtlusorganisatsioonid, sisejulgeoleku eest tegutsejad, tagajad, kõik saavad selle järgi vaadata ja OSKA raport pideneb, uueneb. Ja see kirjeldab ära selle, milline on meie tööjõupuudus, lihtsustatult lähtudes. Meie esimene printsiip ja põhimõte peaks olema Eesti inimestele head oskuste andmine ja kui seejärel endiselt on näha, et meil näiteks koolidest, kutsekoolidest ei tule nende oskustega inimesi ja meie majandus jääb selle taha toppama, siis on neid inimesi vaja. Ja nüüd meil on 2 eelnõu menetluses tõepoolest. Esimene eelnõu puudutab ühtse loa direktiivi ülevõtmist. Esimene lugemine on 28. Ja see puudutab seda, mida te rääkisite. Elamisloa kehtivuse ajal on lubatud vahetada tööandjat, lubatud olla tööta teatud aega ja nii edasi. Ja teine eelnõu, mis puudutab seda tööjõupuudusega sektoreid, see on siis selle OSKA raporti põhine. Ja see siis kirjeldab ära, et selle raporti alusel öeldakse, millistes sektorites meil mingi kvalifikatsiooniga inimesi on puudu. Ja see on oluline, et kui me mõtleme Eesti majanduse tsüklile, siis meeldib see või ei meeldi, pessimistide kurvastuseks. Meie majandus on sisenenud nüüd kasvufaasi. Eelmisel aastal oli majanduskasv väike, aga armas. Sellel aastal tuleb ta juba, ma arvan, üks regiooni kiiremaid, Leedu Rootsiga koos, ehk me oleme seal tipus. Ma näen, et see toob rõõmu teiegi näole, loodan, et kogu Eesti rahvale. Ja see tähendab seda, et ühel hetkel meil on vaja teatud erialadel, mida me ise ei suuda õpetada või välja koolitada, näiteks mõnda masinapargi operaatorit või pingioperaatorit, kedagi muud. Ja see OSKA raport koostataksegi ettevõtjate, ametiühingute, Siseministeeriumi, paljude erinevate osapoolte koos. Aitäh! Aitäh! Helir-Valdor Seeder, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh! See rõõm mul on küll läbi pisarate, härra peaminister, kuulates teie vastust ja ma ütleks, oi, me saame väga erinevalt aru nendest numbritest. Ja vastupidi, minu mure just on see, et kvoodiväliselt on tehtud nii palju erandeid ja tehakse praegu veel juurde, mis on täiesti ebavajalikud ja põhjendamatud. Ja juba 90% tuleb täna kvoodiväliselt siia sisse ilma igasuguste piiranguteta ja nüüd me veel loome täiendavaid võimalusi sellesama OSKA raporti alusel 9 erinevat valdkonda, kus kvoot üldse ei laienekski. Ei olegi mõtet kellelgi enam kvoodi sees tuua ja me teeme veel tegelikult karuteene ka Eesti töötajatele ja tööjõuturule. Ka need vähesed, kes veel kvoodi sees toovad, saavad nüüd eelise tuua lihtsamalt ehk madalama palgalisi 0,8 Eesti keskmisega sisse, ehk nad ei taotlegi enam tulevikus kvoodi alt, vaid toovad kvoodi välise erandina 0,8%-ga sisse. Et see on pööraselt vastuolus meie kõikide seatud eesmärkidega, mis puudutab teaduspõhist majandust ja kõike muud. Nii et me saame väga erinevalt asjadest aru. Olukorras, kus kvooti ei täideta, ei ole vaja luua täiendavalt kvoodi väliseid sissetoomise allikaid. Aga mul on üks mure veel sellega seoses, mida me siin praegu ei ole käsitlenud, aga mis on ka nende eelnõude seletuskirjades ja mis nõuab täiendavaid kulutusi maksumaksjatelt miljonites. Nimelt lõimumine, eesti keel, selle oskus siin sisse toodava tööjõu puhul. Ja seletuskirjas on toodud, et see toob täiendavaid kohustusi ka Eesti riigile ja toob tõepoolest olukorras, kus meil niikuinii eesti keele oskusega on probleeme, lõimumisega on probleeme ja kus Reformierakonna juhtimisel töötatakse süsteemselt vastu, et eesti keele seadust muuta ja seal sätestada teenindavale sektorile elementaarsed keelenõuded. Et mina ei saa aru, miks me töötame tegelikult kõikide oma Eesti riigi teiste valdkondade arengukavadele ja prioriteetidele vastu, olgu see haridusvaldkond, keelevaldkond, majandusarengu valdkond, et kas te olete valmis need 2 väga rumalat eelnõud tagasi võtma? Aitäh! Aitäh, hea küsija! Siin on nüüd jälle mitu küsimust selles küsimuses, aga ma jõudumööda vastan. Kõigepealt see, et kvoodi kõrvalt tuleb rohkem ja kvooti täitunud. Ma arvan, et see ongi faktina ju korrektne, nagu me oleme tuvastanud, kvooti täitunud juba mitu aastat. Nii et nii vastuses kui küsimuses saame ühiselt maha võtta selle hirmu, just kui siin hakkaks massiline sisseränne või oleks see massiline sissesurumine. See on esimene oluline printsiip. Teiseks, erinevad erandid, mul kahjuks ei ole seda materjalis kaasas, aga ma kindlasti huvi pärast vaatan järgi. Ma arvan, et samad erandid, mida me oleme teinud Eesti majanduse kasvatamiseks, muu hulgas näiteks inseneride toomiseks IT-sektoris kuskil mujal, küllap need on olnud ka sellel valitsemise ajal, kus Isamaa on valitsuses olnud ja need erandid on kehtinud ka sellel ajal. Aga kui ei ole, siis küllap on hiljem tulnud, kontrollin üle igal juhul. Aitäh hea mõtte eest.
Nüüd, mis puudutab teaduspõhisust, siis just teaduspõhisusele see lahendus ju osutabki. OSKA raport, mida Kutsekoda teeb, see printsiip on sama, mida ma arvan, et Eesti targa majandusega riigina ja kasvava majandusega riigina, kui me oleme kasvutsükli alguses, me vajame oskustööjõudu, peakski rakendama. See printsiip on selline, et me anname oma inimestele võimalikult head oskused tööturul toota kõrgemat lisandväärtust, rohkem teenida, rohkem jõukust kasvatada. Ja kui siis selgub endiselt teaduspõhiselt, andmetepõhiselt, et meie kutsekoolidest ja kõrgkoolidest ei tule selle valdkonna inimesi piisavalt, siis me saame tuua neid, kes muidu hoiaksid meie majandust tagasi, kui need töökohad ei oleks täidetud. Ütleme üks näide, mida ma olen ka varem toonud, aga ütleme, et väike trükikoda, üks ukrainlastest abielupaar hoolitses sellest, et 10-20 Eesti inimest said kõrgema lisandväärtusega tööd, sest 2 spetsialisti oli vaja. Halval põhjusel, sõja tõttu tulid nad siia, aga hoolitsevad selle eest, et meil on võimalik kõrgema lisandväärtusega asju teha. Nii et selliseid spetsialiste meil on vaja. Neid näiteid on palju toodud, et kuidas üks hea kokk ühes restoranis võib anda 10-20 inimesele tööd, ilma selle kokata pole seda restorani ka. Nii et selle jaoks meil on vaja. Ja mis puudutab eestikeelset haridust ja eesti keelele üleminekut, siis sellesse panustame küll hoolega ja ma mäletan ja ilmselt teiegi mäletate, mina olin eestikeelsele haridusele ülemineku vedaja aastal 2017 ja ma mäletan ka Isamaa tollast sõnumit, mis ütles, et see peaks olema vabatahtlik ja kuidagi ebamäärane. Mul on hea meel, et teie olete võtnud jõulisema hoiaku ja ma kutsun üles ka vestlusele pealinna piirkonnaga, sest mulle tundub, et seal on valitud mingi Keskerakonna lähenemine kahekiirusest eestikeelsest üleminekust. Et ma arvan, et see oleks esimene konkreetne samm, mida te saaksite teha, et näidata, et te tõsiselt võtate eestikeelset haridust. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Tõnis Lukas. Palun. Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud peaminister. Meil on olnud siin paar viimast aastat päris tõsine debatt võõrtööjõu sissetoomise esiteks vajadusest, teiseks tingimustest selle kohta. Ja kui mina tõestasin, et nendes spetsialistide valdkonnas, mida tööandjad enim soovivad, on juba klausel, et peab olema 1,5 koefitsiendiga palk neil paljudel juhtudel juba tagatud, eriti Põhja-Eesti piirkonnas, seega erandeid teha ja täiendavaid võimalusi luua ei ole mingit põhjust. Ja siis oli juttu, et valitsus tahab seda teha koefitsiendiga 1, see tähendab keskmise palgaga. Nüüd te olete tingimustes laskmas alla veel 80% peale keskmisest palgast selle nii-öelda spetsialistide palganõude, millega neid siia sisse tuua. Ja märksõna, mis kehtis juba tollal, et te tegelikult soodustate või tahate sisse hakata tooma või võimaldada odava tööjõu toomist, mis konkureeriks meil siin turul, lööks palgad veelgi alla, siis see märksõna on veel ajakohasem. Tõepoolest, te teete selle tööjõu odavaks ja seega lööte palgad alla siin juba elavatel Eesti inimestel ja suurendate tegelikult Eestist oma inimeste väljavoolu. Ka need, kes on kutsehariduse omandanud, tahaksid tööd saada, aga palgad ei ole nende jaoks piisavad. Ma küsin nüüd selle kohta, et värvatakse ju teatud piirkondadest väga tihti. Näeme, Kesk-Aasiast tulevad nii-öelda spetsialistid, liituvad siin venekeelse keskkonnaga ja see keeleõppe küsimus väga hea, et valitsus meie algatatud tegevuskava järgi just seda üleminekut eestikeelsele õppele jätkab, aga need, kes sisse tulevad perekondadega, neil on võimalus ka peresid järgi tuua. Eriti tingimustes, kus ukrainlasi on viimasel ajal palju tulnud ja meil on tõepoolest võõrtööjõu tulnud viimastel aastatel palju sisse, siis need on täiskasvanud inimesed, kes vajavad keeleõpet. Ja meil võimalusi selleks ei ole. Kuidas te nende puhul, ärme räägin koolide üleminekust, aga kuidas te nende puhul integratsiooni tagate? Härra peaminister, palun. Jaa, aitäh, hea küsija. Siin oli nüüd mitu küsimust. Kõigepealt, mis puudutab seda 0,8, et loomulikult see võib tunduda, ja ma ei taha kuidagi ülekohut teha siin vastuses, et võib tunduda pealinnas viibides kuidagi selline, ütleme, väike palk, eks ju, pealinnas ja parlamendis istudes või kuskil mujal, et see on umbes 1600 € brutokuus, aga see tegelikult, kui üle Eesti vaadata, tähendab, et
näiteks puudutab seadmete masinaoperaatorite brutopalka ja Lõuna-Eestis ja väljaspool selliseid suuri piirkondi tasuks ka tähele panna, et me tahame, et majandus igal pool areneks. Nii et ma kutsun vaatama võib-olla laiema pilguga ja veel kord teades, et te ilmselt näete ka Lõuna-Eestit hästi, et see puudutab meil laiemat piirkonda kui ainult pealinna regioon, kus palgad ongi kõrgemad. Nii et seetõttu tasub võib-olla vaadata seda. See on esimene asi. Teine, mis puudutab seda sama OSKA uuringut, siis selle sama OSKA välistööjõu uuringu kohaselt on neist väga palju on tööturul juba hõivatud, veidi alla poole, 42%, ja viiendik ehk 20% töötavad tippspetsialisti ametikohal. Eeldades häid oskusi, ainult 16% on lihttöölised. Ehk siis vähem kui viiendik on lihttöölised ja ülejäänud on hõivatud oskustöötajatena. Nii et tegemist on väga kenasti, kui puudutada pereliikmeid, väga kenasti Eesti ühiskonda oodatud ja vajalike töötajatega, kes asuvad tööle. Nii et ma kordan neid protsente. Pereliikme viibimise alusega inimesed on tööturul hõivatud 42%, 20% on tippspetsialistid, ainult 16% on lihttöölised, ülejäänud on oskustöölised. Nii et see kirjeldab ka ära. Ja vajalik keeleõpe, ma arvan, me ei pea siin üksteist veenma, peab olema nii intensiivne, et kõik räägivad Eestis eesti keeles. Ja mul on väga hea meel veel kord, et eestikeelsele haridusele üleminek toimub, nagu ma omal ettepaneku tegin ja juhuks, kui te ei kuulnud, siis Helirile tegin ka ettepaneku oma Tallinna piirkonnaga vestelda, kus on valitud Keskerakonna mudel, et minna 2 kiirusega üle eestikeelsele haridusele. Mulle teeb see veidi tuska, tunnistan. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 3. küsimus samuti peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on Eesti välis- ja julgeolekupoliitilised eskapaadid. Martin Helme, palun! Aitäh! No me oleme väga palju kuulnud loosungit, et meie olemegi NATO, eks. Eesti ongi NATO, kõik on õige, oleme NATO liikmesriik. Nüüd on meil seoses Gröönimaaga tekkinud olukord, kus tuleb üle täpsustada, et milline NATO me siis oleme. Meil on räägitud, et Taani esitas Eestile kutse, et Eesti saadaks ka sõdureid Taani, et kuidagi kaitsta, või vabandust, Gröönimaale siis Taani kutsel, et kuidagi kaitsta Gröönimaad ameeriklaste eest või ameeriklaste vastu, et kui nüüd Ameerikast tuleb kutse Pentagonist ka saata ameeriklastele appi Eesti sõdureid, et Gröönimaa julgeolekut venelaste vastu tagada, et kas me siis vastame mõlemale kutsele ja kellele me anname siis missugused suunised. Ja kui üks meie sõdur on Taani poolel, teine on USA poolel, siis kes esimesena tulistada tohib. Et te ju saate isegi aru, et see on absurdne olukord, kui me niimoodi ennast sinna kahe vahele paneme. Nüüd, et mul küsimus, et kumb NATO me oleme. Aga tegelikult ma tahaksin natuke tõsisemalt edasi minna, et meil tundub, et ei ole valitsuse tasemel vähemalt seda arusaamist, et Gröönimaa küsimus ei ole mitte vastasseis USA ja Taani vahel, vaid see on vastasseis USA ja Venemaa selja taga oleva Hiina vahel. Ja minu meelest on küll täiesti üheselt näha praegu, et Eesti valitsuse ametnikud ja Eesti siis valitseva partei ametnikud, Paetid, Mihkelsonid, Ligid, Tsahknad, täiesti selgelt positsioneerivad ennast Ameerika vastu. Ja see tähendab, et täiesti selgelt positsioneeritakse ennast Venemaa arktilise laienemise ambitsiooni poolt. Et mida te kavatsete ette võtta selleks, et Eestist ei läheks välja Ameerikasse see sõnum, et me siin nii-öelda läheme Gröönimaad kaitsma ameeriklaste vastu, sellega sisuliselt ennast venelaste poolele asjatades, ja mida te kavatsete ette võtta oma parteikaaslastega, kes sellist pläusti suust välja ajavad? Aitäh! Aitäh! Ütleme nii, et meie vist lepimatu turimeelsus on juba selge, et välisjulgeolekupoliitilised eskapaadid. Aitäh selle luulelise küsimuse eest kõigepealt. Teiseks võin kinnitada, et NATO liitlaste õppused Arktikas on täiesti tavapärased, et näiteks Ühendkuningriigiga JEF ehk seesama ühendekspeditsiooniväega tegevuspiirkond on Läänemere regioon, Kaug-Põhi Arktika ja näiteks JEF-i 26. aasta kõige suurim õppus Lion Protector maist juunini, samuti Põhja-Atlandi regioonis. Milline meie panus seal on täpselt, see sõltub iga õppuse konfiguratsioonist. Teiseks kindlasti tasub võib-olla juhtida tähelepanu ja
Ütleme nii, et võib-olla see oli lihtsalt lipsatus, aga selliste õppustel liitlased üksteise pihta päris terava moonaga ikkagi tuld ei anna loodetavasti, et lihtsalt harimiseks, et sellist asja ei tee, sest üldiselt siis neid õppusi jääks järjest kiiremini vähemaks. Nüüd tulles selle pildi juurde, et ma saan aru, et sellises EKRE maailmamudelis ja teie sellises nagu väga konservatiivses maailmamudelis, mida tunnistan, te olete suutnud edukalt ka Isamaale peale suruda, et ma näen, et nad üritavad seda järgida, et selles sellises ülikonservatiivses maailmamudelis justkui jõud on ainus, mis loeb ja väärtusi poleks. Et mina ei ole sellega nõus ja ma arvan, et väärtuspõhine poliitika, eriti väiksel riigil, Eestil kindlasti on omal kohal. Ja kui vaadata erinevaid väljaütlemisi, ükskõik kellele te viitate, Urmas Paetile, Marko Mihkelsonile, välisministrile, ükskõik kellele, väärtuspõhine poliitika väike riigi puhul on omal kohal. Ja see tähendab seda, et territooriumi jõuga äravõtmist ei tunnusta me ei Gröönimaa puhul, ei Ukraina puhul ega kellegi muu puhul. Et oleks klaar. Me oleme sellega välja öelnud. Ja NATO minu hinnangul, ma saan aru loomulikult, et paljudele, eriti NATO vastastele, Euroopa Liidu vastastele meeldiks kuulutada NATO-t, et ta ei toimi. Praktikas siiski NATO toimib paremini, kui enamus seda tajub. Et samal ajal, kui meie siin soojastoas oleme ja arutame selliste maailmavaateliste küsimuste üle, on merel laevad, mis valvavad meie kriitilist taristut. Kui õhuruumi peaks tulema, venelaste lennukid lähevad, rotatsioonis olevad NATO lennukid vastu, eskordivad nad välja. Nii et see süsteem toimib kenasti, NATO toimib ja ma arvan, et NATO liitlaste vahelised küsimused tuleks ka liitlaste vahel lahendada. Nii me ei pakuks rõõmu meie vaenlastele, näiteks Venemaal. Mis on klaar, me teame, kes meie vaenlane on. Nii et jah, seetõttu ma ütleme nii, et selle teie sellise, kuidas ma ütlen, et senise väärtuspõhise maailmakorra või maailma lõppu kuulutamist, seda rõõmu sellest ei mõista. Minu arvates eriti väikeriigi parlamendi ja rahva esindajana peaksite te hoolitsema selle eest, et väärtuspõhine ja reeglitepõhine maailm püsiks. See on eesmärk. Aitäh. Aitäh. Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja minu küsimus oligi, et millised väärtused siis, et Mette Frederikson, Taani peaminister ütles, et kui ei lahene Gröönimaa vaidlus nii, nagu neile meeldib, siis NATO on surnud. Kanada peaminister Carney ütles eile Davosis teie kurvastuseks, et senine maailmakord ongi lõppenud. Et nüüd mul ongi küsimus, et millised väärtused? Te ütlesite, et see on meil kõigile klaar, et Venemaa on meie põhilisvaenlane. Meile siin on kõigile klaar, aga Macron saadab välja sõnumi, et tema teeb G7 koosoleku koos venelastega. Kui vaja, ilma ameeriklasteta, aga koos venelastega. Et siis ikkagi ameeriklastele koht kätte näidata. Mis puudutab siis sellesse, et me läheme õppustele koos, meist 80 korda suurem Saksamaa ei lähe sinna õppustele. Sellepärast, et nemad on aru saanud, meist palju suuremana, on aru saanud, et kui toimub suurte jõukeskuste omavaheline võitlus, Venemaa, Hiina, Ameerika võitlus Arktika pärast, siis toppida ennast sellesse positsiooni, kus sa pead olema Taani ja Ameerika vahel valima, see on rumalus. Meie valitsus hiilgab rumalusega. Meie topime ennast igale poole. Impeerium Eesti näitab kõigile, kuidas tuleb elada. Ma küsingi nüüd, et kui Macron on öelnud ja Euroopa Komisjonis käivad jutud, et venelastega tuleb laua taha istuda ja ainus, keda sinna laua taha ei taha lasta Venemastega läbi rääkima keegi, seal on Kaja Kallas, sest ta on täielikult läbi kukkunud oma ametis, otsitakse paremat inimest ja põhjus on ju väga selge, sellepärast, et otsitakse sellist inimest, kes hakkab päriselt sõbralikult läbi rääkima. Seda ütleb Macron ka meile välja. Et ma küsin siis seda, et milline lapsesuu teie siis, ma ei tea, äkki alkohoolika akadeemik, kes teil välisministri koha pealt palka saab või mõni teie parteikaaslane või äkki mõni suursaadik, siis ütleb lapsesuuga välja selle, mida Macron praegu ütles, et me peame hakkama venelastega sõpsi panema selle jaoks, et ameeriklaste vastu saada, sest see on see praegu, millega tegelevad meie väärtuspõhised lääneliitlased Euroopas. Nojah. Vahel on niisugune tunne, nagu tuled see infotundi ja keegi loeb midagi ette ja siis tahaks nagu öelda, nagu koolis öeldakse anekdoodis, et koer vist sõi kodutöö ära, et
Te olete ikkagi sellest Mark Karni jutust täiesti valesti aru saanud. Ütlen ausalt, ta on muuseas liberaal, et pidage vastu. Ja tema ettekujutus ja kirjeldus sellest, mis minu meelest oli suurepärane kõne, kõigil tasub seda vaadata ja lugeda, oli ikkagi kirjeldada seda, mismoodi see maailm välja näeb ja kuidas keskmised riigid väärtuspõhiselt peavadki omavahel koostööd tegema nende riikide vastu, kelle puhul on jõud asendab väärtusi. Ja see on väga mõistlik. Nüüd see teie ettekujutus, ma ei saanudki hästi aru sellest küsimusest, et kas pakkusite ennast Kaja Kallase asemele Venemaaga sõbralikult läbi rääkima, seegi jäi mulle veidi ähmaseks, aga ma ei saa aru, millest see vaimustus tuleb, et me peaksime justkui otsima nii-öelda vahetegemist nende liitlaste vahel, kes meil on. Ameerika Ühendriigid on osa Eesti julgeoleku tagamisest, me teeme koostööd, aga ütleme nii, et Euroopa kindlasti kaitseb ka oma majandushuve ja väärtusi. Ja me ei anna kindlasti ära oma territooriumi, kui tuleb debatt, neljapäeval ma lähen erakorralisele ülemkogule Brüsselisse, me arutame läbi, millised on võimalikud majanduslikud vastusammud. Aga mina seda kõike öeldes loodan, et meil on võimalik need küsimused lahendada liitlaste vahel dialoogis. Sest kui me vaatame maailma ajalugu, siis maailma ajalugu on ikkagi selline, kus Ameerika Ühendriigid, Euroopa koos olles suudavad tagada reeglitepärase maailma. Hoida eemal võimult igasugused diktaatorid, türannid, viimati viidi ära Venezuelast üks kommunistlik diktaator, keda keegi siinkandis taga nutma ei jää, sõltub, mis seal edasi saab. Nii et mina siiski arvan, et väärtuspõhisus on väga oluline. Ma arvan, et koostöö Põhjala-Balti regioonis, Euroopa tugevatega, muuhulgas ka Kanadaga on väga oluline meie jaoks. Liitlassuhted transatlantiliselt on meie huvides, et püsiks tugevana ja et Ameerika tegelikult hoolimata sellest, kes iganes administratsioonis, püsiks ka meie liitlasena. Nii et selle nimel tuleb tööd teha, mitte rõõmustada selle üle ja öelda, et nüüd oleks aeg visata kõik oma aated prügikasti, nagu see teie kõrval istuv mees ütles, et polegi tähtis, mis värvi lipp see pika serma lehvib, peaasi, et me siin saame toimetada. Et mina arvan, et väärtused siiski loevad ka. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Mart Helme, palun. No teile ei anna ikka rahu, et Pikas Hermannis ei lehvi Ukraina lipp või Vikerkaare lipp. Teil on kogu aeg ikka sellega mingi valu, selle Pika Hermanni lipuga. Meie tahame, et seal on sinimustvalge ja me tegime vastava seaduseelnõu, mis teie erakonna fraktsiooni poolt tagasi lükati siin. Nii et me selle lipu küsimuses ilmselt ei ole ühel meelel. Meie tahame sinimustvalget, teie tahate Vikerkaare lippu. Ja tulleski väärtuste juurde. Ameerika praegune administratsioon on selgelt öelnud nii J.D. Vance'i suu läbi kui ka Marco Rubio suu läbi kui ka Trumpi suu läbi. Euroopa ei jaga Ameerika väärtusi ja Ameerika ei jaga neid liberaalseid läbuväärtusi, mida kultiveerib Euroopa. Nii et meil ei ole ühiseid väärtusi praegu. Ja selles ongi tegelikult see dilemma Eesti valitsusele, Eesti riigile, Eesti rahvale. Kellega me koos oleme? Kas Macroniga, kelle kohta Trump ütles just äsja, et Macroni varsti enam ei ole ja tema arvamus ei ole oluline. See on irrelevantne. Ja ta on põhimõtteliselt öelnud seda ka Euroopa Komisjoni kohta, et sellega ei ole võimalik koostööd teha ja selle arvamus ei mõjuta Ameerika Ühendriikide poliitilisi samme. Nii et kellega me oleme? Kas me oleme selle väikeste päkapikkude kambaga ja mõnitame ja sõimame Donald Trumpi? Või me siiski arvestame sellega, et Donald Trumpil on võimalus jätta meid külma kätte, jätta meid venelastele. Aga eurooplased meid selles osas aidata ei saa. Euroopas ei ole vastast Venemaale ja täna tõenäoliselt toimub Davosis midagi väga dramaatilist. Nimelt Trumpi ja Zelenski kohtumine. Või toimub see homme, ma täpselt ei tea. Kus Trump kavatseb Zelenskile öelda, sa teed kas nii, nagu ma sulle ütlen, või sa jääd üksinda ja sind keegi ei ole võimeline nii aitama nagu meie. Nii et meie tahame siis nüüd jääda üksinda. Ma tean, et Reformierakonna loosung on ju olnud ei kunagi enam üksi, aga te töötate ju selle nimel, et me ainsa suurjõuga, kes meid tegelikult toetada ja kaitsta saaks, sellega tülli läheksime ja see meid üksi jätaks. Ja see on see dilemma koht. Te võite väärtustest nii palju jahvatada, kui tahate. Ja mis see siis nüüd on? Öelge nüüd mustvalgel ja selgelt ära, kas me oleme Ameerikaga või me oleme Ameerika vastastega. Aitäh. Aitäh. Härra peaminister, palun. Ja aitäh, hea küsija, et ma nüüd mitu asja parandan kohe ära. Esiteks, Ukraina sai väga suure toe Euroopalt, viimaselt ülemkogul 90 miljardit ja see võimaldab
Ukrainal võitlust vabaduse eest agressori vastu pidada mitu aastat. See on punkt 1. Te ütlete, et me ei suuda aidata, suudame küll väga hästi. Seda esiteks. Teiseks, vot erinevalt teist te loete uudiseid ja pealkirju, mina aeg-ajalt ikkagi istun samas saalis nii eurooplaste kui ameeriklastega ja ameeriklaste sõnum on korduvalt olnud, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi käib Valges Majas, mitte Putin. Ehkki ma saan aru, et teie justkui üritaksite seda teistpidi näidata. Et päris nii siiski ei ole. Relva, luure, abi annab Ameerika, annab siiski Ukrainale. Seda teiseks. Kolmandaks, meie oleme Euroopa Liidus, meie huvides on tugev Euroopa Liit. Jälle tean, meil on siin erimeelsus teie mõte Riigikogus asutada Euroopa Liidust väljaastumise toetusgrupp või töörühm. Mõistan, see on teie vaade. Mina arvan, et meie huvides on tugev Euroopa, mis suudab koos tegutseda, ka julgeolekut tagada, ka erinevaid samme. Aga see ei asenda NATO-t. NATO kaitseplaanide alusel me toimetame. Meie väed, meie kaitseliinid on integreeritud NATO süsteemi. Planeerimine käib selle alusel, investeerimine käib selle alusel. Ja nagu ma juba meenutasin, siis neid samu kriitilisi ühendusi, mida venelastel või Vene varilaevastikel on aeg-ajalt kombeks tabada, valvavad NATO laevad, meie taevast valvavad NATO lennukid ja sellepärast, et liitlased teevad seda koos. Meil ei ole raha kõiki neid lennukeid ja laevu osta. Koos teeme. Meie panustame küll palju, aga meie liitlased tagavad ka meie julgeolekut ja meie ka. Nii et ma arvan, et meie tulevik liitlassuhetes on väga heas regionaalses koostöös, laiemalt selles samas NATO koostöös, mis puudutab kolmandikku, kus juhtriik on Ühendkuningriigid ja ilmselt ka laiemalt, nagu Kanada peaminister ütles, sellises samameelsete väärtuspõhiste riikide koostöös, mida Euroopas, ma arvan, teie kurvastuseks kahjuks on enamik ja mis arvab, ma arvan, nagu enamik arvab, et Ühendriikidega peaks hoidma võimalikult häid ja konstruktiivseid suhteid. Ja ma arvan, siia lõppu on paslik öelda, et kui keegi ütleb, et mõni valitud president lahkub, siis vaadake, see ongi demokraatia tunnus. Igal ühel on oma ametiaeg, minul on oma ametiaeg, teil on siin oma ametiaeg, kõigil on oma ametiaeg. Pärast hinnatakse tema töö kvaliteeti. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 4. küsimus, samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Lauri Läänemets ja teemaks on laste ja pensionäride tasuta sõiduõiguse kaotamine. Lauri Läänemets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud peaminister. Ma küsin teilt ebaõigluse kohta. Ebaõigluse kohta, mis puudutab siis seda, et valitsus soovib ära kaotada pensionäride ja laste siis tasuta sõiduvõimaluse mööda Eestit. Vabandust, Mart Helme, et me ei kuule küsimust, kui te asute seal peaministriga diskussiooni, et nii ei ole võimalik infotundi pidada, et aitäh. Et võtsite kuulda ja Lauri Läänemets, palun jätkake. Aitäh, ma loodan, et panete natuke aega juurde ka. Ma panen teile selle aja juurde, palun. Ma soovin küsida selle ebaõigluse kohta, mis puudutab siis laste ja pensionäride tasuta sõiduõiguse kaotamist, seda olukorras, kus kohas me teame, et elukallidus on tõusnud, inimestel on keeruline ja just selle ebaõigluse kontekstis. Ebaõigluse kontekstis selles mõttes, et me teame, et ei lastele ega eelkõige ka pensionäridele tegelikult need maksumuudatused raha juurde pole andnud ja millest valitsus siin väga palju rääkinud on. Samas need maksumuudatused on andnud väga palju raha juurde just neile inimestele, kes teenivad 4000 eurot ja rohkem. Need inimesed, see 10% kõige suurema palgasaajatest saab umbes 120 miljonit eurot aastas lisa, ehk siis 1848 eurot aastas iga inimese kohta juurde, nii-öelda maksukingitust. Ja tundub, et riigil on raha küll, kuigi selle jaoks ka võetakse laenu. Aga nüüd olukorras, kus kohas me räägime nendest inimestest, kelle sissetulekud ei suurene nii palju ja nende inimeste seas on kindlasti väga palju neid inimesi, kes on suhtelises vaesuses või ka absoluutses vaesuses, nii laste kui pensionäride seas. Neile siis otsustatakse valitsuse poolt
kehtestada pilet või kuukaart. Ja see on ebaõiglane ja see ebaõiglus tegelikult lõhub Eesti ühtsust ja nagu usku sellesse riiki. Et kui me kogu aeg kõige jõukamatele anname juurde ja võtame neilt, kellelt ei ole, siis selline riik koos püsida ei saa. Ja ma tahaksin, et selgitaksite seda valitsuse loogikat, et mis siis selle taga on. Ja just mind ei huvita nagu see, et te räägite seal eelarvest ja sellest, et kui palju meil puudu on. Rääkige seda loogikat, jõukatele juurde teistelt ära. Et mis see nagu loogika on, et kuidas te näete, et siis see riik lõpuks üldse toimib? Aitäh. Jah, aitäh, hea küsija. Siin oli nüüd mitu nüanssi, püüan kõik jõudumööda vastata ja hiljem saate juurde küsida, saan jälle vastata. Et kõigepealt kokkulepet sellise pileti kehtestamiseks maakonnaliinidel valitsuses ei ole, aga seda on öelnud ka regionaal- ja põllumajandusminister ise välja. Seda esiteks. Teiseks, ma saan aru, et kuna te soovite talle usaldust avaldada, siis lähipäevadel on ta siin ka parlamendi ees, kus te saate temalt kõik üksikasjad üle käia. Ta kirjeldab, mis on selle ühistranspordireformi vajadus. Ja ühiskonnas on ka erinevad arvamused sellel teemal olnud, aga üldiselt mulle tundub, et kui jätta kõrvale see võib-olla väljaütlemine või ütleme sõnastus selle pileti osas, siis üldiselt ühiskond tervikuna ütleb, et jah, ühistranspordivõrku on vaja reformida, sest meil on vaja transporti, mis ühendub omavahel, kus on võimalik transpordiliike vahetada, inimese asustused muutuvad, transpordisuunad muutuvad, tulevad kiiremad rongid, bussid peavad nendega kokku käima, mõnes kohas tuleb liine juurde panna, mõnes kohas vähemaks võtta, et see on nagu normaalne tegevus, et kõik seda tegelikult tunnustavad ja tahtmata nüüd viidata selle tagasi, aga ka eelmine regionaal- ja põllumajandusminister või eelmine vastutaja sotsiaaldemokraatidest tegeles tegelikult sama reformiga. Nüüd pileti kohta on regionaal- põllumajandusminister ise ka selgitanud ja hiljem öelnud, et see võib olla ka 1 eurone kuupilet, mis kellelegi üle jõu ei käi. Et see ei pea olema täiendav raha kogumise allikas, vaid tema ametnike soov on olnud see, et saada ülevaadet, kes kus täpselt liigub ja saada see tagasiside. Ja mina ütlen, et ega siis see reform on alles arutamisel, et kui seda ülevaadet on võimalik kuidagi muud moodi saada, siis saab selle ülevaate ehk ka moodsamate vahenditega kuidagi muud moodi. Selleks seda reformi läbi arutatakse. Nii et jah, ma arvan, et kui te vähegi suudate, aga ma kardan, et ega te ei suuda, siis te võite selle 15 ja 20 eurose piletiga nüüd tõmmake punase pliiatsiga joon peale, et sellega nüüd rohkem inimesi hirmutada ei ole vaja. Aga me võime veel paar infotundi seda üle käia. Ja mis puudutab maksumuudatusi, siis siin ka, kuidas ma elust ütleks, et jälle koer on kodutöö ära söönud, mulle tundub, et see puudutab siiski väga paljusid inimesi. Et kui te hakkate rääkima, et Eesti põlisrikkad, need, kellele justkui me teie vasakpoolse maailmavaate järgi teene teeme, on õpetajad, politseinikud, kultuuritöötajad, päästjad, keda me pidime teie loodud maksuküüruga täiendavalt maksustama, mille me nüüd kaotasime, tänu millele majandus hakkab kasvama ja kõigil läheb paremini. Minu arvates te olete ikka leppimatult valel teel majandusloogikaga. Aitäh! Suur tänu! Ja Lauri Läänemets, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud peaminister. Maksuküüru kaotamine muidugi kellelegi kingitus ei ole, sellepärast et me teame, kui suurde võlakoormas Eesti lükkate tegelikult sellega, kuidas iga inimene, kes tööl käib, hakkab 3,7% punkti väga suure osa oma tulumaksust maksab lihtsalt välismaa pankadele intressideks, mitte midagi me sellest vastu ei saa ja lõppkokkuvõttes, kuidas see elukallidus mõjutab. Ja see, et te väidate, minu küsimus oli võrdlus 10% kõige suurema tuluteenijatega, te ütlete, et õpetajad saavad 4000 eurot. Härra peaminister, te ei tea, kui palju õpetaja palka saab. Ma räägin inimestest, kes saavad 4000 eurot ja te iga kord siin saalis hakkate rääkima õpetaja palgast. Mina sellest õpetajast ei räägi. Ma arvan, et õpetajaga meil täna hästi. Ma räägin sellest, et me suuname kõige rikkamale või kõige suuremale tuluteenijale Eestis 120 miljonit eurot aastas ja see on väga ebaõiglane olukorras, kus kohas 1200 eurot teeniv inimene saab ainult 10 eurot kuus juurde. Et probleemi me lahenda, eriti veel absoluutses vaesus olevate 12 000 lapse probleemi on, et mingisuguseid lahendusi valitsusel seal ei ole. Ja me teame kõik, et ka 1 eurone kuukaart
muutub ühel hetkel võib-olla 2 või 10 või 20 euroseks, me teame, et kui te selle ukse avate. Minu arvates neid näiteid maailmast, Eestist on väga palju. Küsimus lihtsalt on põhimõttes. Kas ta on tasuta sõitmine või sellest tuleb maksta ja nii pea kui maksta tuleb, siis lõppkokkuvõttes valitsus jälle raha ei anna ja niimoodi hakkavad need kuukaardid ja piletihinnad tõusma. Ehk siis ma küsiks teilt siis nüüd üle, et te ütlesite, et meil ei ole mõtet seda debatti pidada, aga ma ei ole vastust saanud siis, kas te saate siin öelda, jah, peaminister ütleb, jah, ühtegi senti pileti hinnaks pensionäridele õpilastele ei tule ja siis on see teema maas, me rohkem ei küsi, me teame, mis me seal, kuidas me käitume võib-olla ka siis umbusaldusavaldusel, või te ütlete, et ärge küsige ja teate, et siin enam-vähem kõik on nii ja naa. Ühesõnaga, kas te ütlete, jah, ei tule ja teema on maas või tegelikult see teema jätkub? Aitäh, härra peaminister, palun. Jaa, aitäh. No aga see teema jätkub sellest hoolimata, mida mina ütlen. Infotunnis ma olen juba ammu aru saanud, et vastus ei puuduta üldse seda küsimust tihtipeale või küsimus ei puuduta ka järgmist. Nii et ma ütleks kenasti, et mingit kokkulepet pileti kehtestamiseks ei ole valitsuses. Me oleme oma arvamust väljendanud ja pigem on vähemalt ühe valitsuspartneri hoiak või minu hoiak see, et kui me tahame teada, kes kus sõidab, see ei ole mitte raha korjamiseks, vaid see on selleks, et selle plastikkaardi või mis iganes tasu teenindada. Tallinnas on see umbes vist 3 eurot on selle plastikkaardi tasu. Et see võib olla 1 eurone kuukaart sama hästi, et see ei võta kellegilt kindlasti tükki küljest, aga tasuta transporti, tasuta asju ei ole olemas. Ma loodan, et te saate sellest ka aru. Et kõik see on tasutud, kõik see on maksumaksjate poolt kinni makstud. Me korjame ise maksudena kokku ja selle eest me hoiame üleval. Minister Terrase ajal me panime eelarvest nüüd juurde sellel aastal 55 miljonit täiendavat transporti, ühistransporti. 55 miljonit panime baasi juurde. Et tegelikult läheb sinna ikka järjest rohkem raha ja selleks, et saada kaasaegne transpordivõrk, kui tulevad uued rongid, uued ühendused, kuidas, mis millega kokku käib, sellega peab pidevalt tegelema. Nii et ma arvan, et regionaal- ja põllumajandusministril on ülesannet küll, ühistranspordi ametnikel on ülesannet küll, kuidas seda kõik üle vaadata ja läbi arutada. Aga see reform on pikaajaline. Seda debatti peetakse see aasta, peetakse järgmine aasta ja peetakse ka 5 aasta pärast, sellepärast et inimasustused muutuvad, liikumisviisid muutuvad ja huvid muutuvad. Ja see, mis puudutab teie sellist ettekujutust sellest maksuküürust, ma saan aru, loomulikult teile oli see väga armas, teie olite selle looja. Sotsiaaldemokraadid, Isamaa ja Keskerakond, 3 vasakerakonda, kui siis nii võib öelda selles võtmes, lõid mingi astmelise tulumaksu sarnase moodustise, mille me selle aasta alguses kaotame. Või kaotasime. Teie räägite, et see on kingitus rikastele. Ja mina ütlen ausalt, et vaadake, kui te seda maksuküüru või maksukoormat vaatate, siis põhiliselt rõhusta keskmise palgaga inimesi. Te räägite 4000. Hea küsija. Eesti keskmine palk on 2100. Seegi tasuks endale selgeks teha. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Anti Allas, palun. Aitäh, hea eesistuja, väga austatud peaminister. Et kõigepealt siis mõned parandused, faktivead, mida te olete siin esitanud. Et esiteks lükkasid kõik Eesti ühistranspordikeskused sellel nädalal tagasi väite, et selleks, et teada saada, kus pensionärid või õpilased või kuhu nad sõidavad, on vaja kehtestada pilet. See info on neil olemas või kui ei ole 100%, siis seda on võimalik muude vahenditega teha. Nii et see on kindlasti nagu maas, et spetsialistid on seda ütelnud. Ja siis see väide ei vasta ka tõele, et 55 miljonit panite lisaraha ühistransporti või õigemini siis bussitransporti, sellepärast et see kogu eelarve on alla 80 miljoni, eelmine aasta ei olnud 30 miljonit, see eelarve lihtsalt täiesti lubamatult iga kord siis juba enne võetud kohustusi maksti siis reservfondist, mida ükski normaalne valitsus tegelikult endale lubada ei tohi ja see on väljapressimise meetod, aga see selleks. Aga ma sooviks siis küsida seda, et seesama minister on siis väitnud ka seda, et miks peavad tallinlased kinni maksma Võrumaal sõitvad tühjad bussid. See väide on muide vale, need bussid ei ole tühjad, see on ka üle spetsialistidelt küsitud ja minu küsimus on teile konkreetne. Kas te nõustute sellise retoorikaga, et Võrumaa inimesed ei olegi maksumaksjad ja kas te olete kutsunud ministrit selles osas korrale? Aitäh! Ma nüüd ei tea, miks te peaksite aitäh küsimuse eest väitma, et Võrumaa inimesed ei ole maksumaksjad, et omistate selle kellegile, aga
ma ei usu, et keegi sellist juttu ajaks ja ma arvan, et see jutt ei vasta tõele. Ma loodan, et keegi sellist väidet ei esita teie ega keegi teine. Nüüd tulles siia juurde, et ütlesite, et ükski normaalne valitsus ei tõsta seda raha reservist transporti. No vot, te peate oma kolleegidega vestlema, näiteks alustuseks Lauri Läänemetsaga, et sotsidega valitsuses tehti seda aastaid, enne kui nüüd uue valitsusega ja Hendrik Terrasega see 54,8 miljonit ehk peaaegu 50 miljonit, 55 miljonit tõsteti täiendavalt baasi, et iga kord ei peaks ringi tõstma. Riigikontrolli hinnangul, ma viitan Riigikontrollile, te viitate ka erinevatele ekspertidele, viitan minagi. Riigikontrolli hinnang on, et tasuta süsteem sellisena süvendab alarahastatust ja halvendab planeerimist. Ja paljude maakonnaliinide puhul on väga reaalne oht, et liin osutub liiga kulukaks ja need liinid tuleb siis rahapuudusele sulgeda. Mis tähendab seda, et sellepärast tulebki seda reformi teha. Et meil oleks korralik piletisüsteem, me teaksime, millised transpordiliigid kus liiguvad, see info peab olema kaasaegne, see peab olema täpne. Väga hea, kui te ütlete, et on olemas suur osa infost. See ju aitab edasi, ega me siin üksteisega ei vaidle, kui on info olemas, mina ainult rõõmustan selle üle. Pole peaministrit, kes ei rõõmustaks selle üle, kui tal on andmed olemas, mille alusel otsuseid teha. Aga mina saan aru siiski, et transpordivajadus või vähemalt see, mida regionaal-põllumajandusministrile, tema ametnikud, kes ühistranspordiga tegelevad, ja ma siiski meenutan, et ühistranspordi juhtimine taristuministri juurest viidi regionaal-põllumajandusministeeriumisse just sotside eestvedamisel, on talle öelnud, et neil on vaja täiendavat infot, et liine täiendavalt planeerida. Väga hea, kui see info on olemas. Kui seda infot siiski ei ole, tuleb see info hankida. Aga veel kord, jah, minu sõnum siit küll on, ma loodan, et see teie südant ja teiste südant ka rahustab, et kokkulepet ei ole piletite kehtestamiseks ja kindlasti ei saa see olla ühistranspordi rahavajaduse katmiseks. See pigem on analoogia nagu Tallinnaga, kus sa maksad 3 eurot selleks, et see plastikkaart oleks, kasutada õpilaspiletit või midagi muud, et me teame, kes kus liigub. See on see plaan. Aga veel kord, see reform kestab kaua, nii et neid debatte saab pidada küll ja veel ja mida paremad andmed meil on, seda paremini saame otsustada, sest ma meenutan ja ma olen siin ka varem meenutanud näiteks Tartu näidet, kus minu hinnangul või minule saadud info alusel tollal oli see pilt selline, et tehti liinivõrk ümber, kasutati küll mitte valideerimist, vaid mobiilpositsioneerimist ja selle tulemusena kasutajate rahulolu ja ühistranspordi kasutus tõusis. Täna hommikul ma vaatasin ERR-ist andmeid, selle valdkonna inimesed regionaal-põllumajandusministri juurest ütlevad, et ühistranspordi kasutus on langenud. Järelikult seda võrku tuleb uuendada. Kui see langeb, siis inimesed ei kasuta, aga meie huvi peaks ju olema, kui meil bussid sõidavad, et nad ei sõida lihtsalt kilomeetrid täis, tühjad isted, toolid ei sõidaks, vaid see kasutus peaks kasvama. Nii et ju siis varasematel aastatel selles valdkonnas on midagi tegemata jäänud. Peate oma kolleegidega ka vestlema sellest, mis jäi tegemata, et see kasutus on langenud. Aitäh! Aitäh! Sellega lõpetame 4. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Ja tänane 5. küsimus on sotsiaalminister Karmen Jollerile. Küsib Riigikogu liige Vladimir Arhipov ja teemaks on demograafiline olukord Eestis. Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea minister. Statistika näitab, halastamatu statistika, et Eesti rahvaarv väheneb, sündimus langeb ning noorte perede kindlustunne on viimaste aastate madalam. Majandusteadlased on korduvalt juba hoiatanud, et Eestilt on jäänud vaid mõni aasta, et sündimuse langust pidurdada. Aga ei ole näha, et valitsus nendele hoiatustele sisuliselt reageeriks. Kas sotsiaalminister saab öelda, milliseid valitsuse otsuseid peab ta ise peamisteks põhjusteks, miks noored pered ei julge täna lapsi saada? Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Esiteks, sündimuse languse põhjused ulatuvad väga-väga kaugele. Ja nüüd ma tsiteerin teadlasi, et põhjus ei ole mitte ainult teie mainitud kindlustunne, see on üks väga paljudest põhjustest. Aga eelkõige number 1 põhjus on see, et sünnitusealisi naisi ja ka lapse saamise ealisi mehi on täna oluliselt vähem, kui oli näiteks 20-30 aastat tagasi. See on esimene põhjus. Teine väga suur põhjus on see, et sünnitusiga on tõusnud. See tähendab, et mehed ja naised otsustavad lapsevanemateks saada hiljem, suurusjärk umbes 29-aastaselt. Ja need on 2 kõige peamist põhjust. Mida noored ise on välja toonud,
ongi näiteks tõesti see, et maailmas on ebastabiilne olukord, on koduga, tahetakse enne omada kodu, kui saada laps, tahetakse enne saada haridus, kui saada lapsevanemaks ja nii edasi. Need on niivõrd laiad ja niivõrd suured probleemid, et siin ei saa öelda, et üks kindel valitsus on teinud valesid otsuseid. Ja ma arvan, et siin isegi ei ole küsimus mitte ühes valitsuses, vaid globaalsetes trendides me näeme sündimuse probleeme väga paljudes Euroopa riikides. On tõsi, et Eestis on sündimus erakordselt madal ja see teeb muret ka mulle ja ka meie erakonnale. Täpsemad meetmed, millega me tahaksime välja tulla, et nendega me tuleme välja siis umbes 1 kuu või 2 pärast ja me soovime pakkuda lahendusi, aga võluvitsa siin ei ole, et see on kindel. Et me arutame seda, kuidas noored saaksid näiteks seda sama räägitud eluaset lihtsamini soetada, kuidas tekiks turvatunne. Seda turvatunnet oleme me tõstnud nii selles kui eelmises valitsuses. Näiteks on loodud erinevaid teenuseid, et peresid toetada ja rääkimata siis meie kõige võib-olla sellisemast drastilisest muutusest, mis on jõus juba aastast 2004, mille algataja samuti on olnud Reformierakond ehk meie vanemahüvitiste süsteem. Eesti riik on väga palju teinud erinevate valitsuste ajal ja käesolev valitsus kindlasti jätkab neid tegevusi, et toetada noori peresid, kes on otsustanud ja soovivad last saada. Aitäh! Aitäh! Ja Vladimir Arhipov, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh! Hea minister, ma olen nõus teiega, et globaalsed trendid kindlasti mõjutavad siin, aga loomulikult peab ka riigil ja valitsuses olema need mehhanismid, kuidas seda trendi parandada ja kuidas praegu peaksid siis noored pered tundma seda sama turvatunnet, millest te räägite, kui samal ajal tõusevad maksud ja elukallidus, kuid peretoetuste ja sotsiaalsed tagatiste tase ei kasva samas tempos. Ja kas sotsiaalminister peab õigeks olukorda, kus lapse saamine suurendab paljudel peredel jaoks vaesusriski? Aitäh! Aitäh! Pere suurenemine ja vaesusrisk on meil Eestis ikkagi adresseeritud päris hästi erinevate peretoetuste, perehüvitiste kaudu, kus lasterikkad pered saavad oluliselt suuremas määras toetusi. Ja hetkel kõige suuremas vaesusriskis on üksikvanemaga lapsed ja ka seal me plaanime võtta erinevaid meetmeid kasutusele, aga sellest ma räägin siis tõesti, kui me oleme konkreetsete plaanidega välja tulnud. Ja kui te ütlete, et käesolev valitsus ei ole midagi teinud, siis mõtleme ka sellele, mis pärast on olnud vajadus makse tõsta. Mitte ükski valitsus maailmas, ma arvan, ei taha makse tõsta ja seda ei tehta kunagi kergekäeliselt. Aga see on just selleks, et kindlustunnet suurendada. Ehk enamus neist maksudest on läinud kaitsekulutustesse, mis vähemalt minu kindlustunnet küll suurendab. Et kui me teame, kes on meil idanaaber ja me teame, et riik valmistub, teritab hambaid piltlikult öeldes, nii et rünnakuid loodetavasti ei tulegi, siis ma arvan, et see on väga oluline kindlustunde suurendamine. Ma arvan, et meie kõigi poliitikute roll on ka selgitada seda, mis olukorras me oleme ja kaitse on küll üks teema, mida me võiksime, kus me võiksime kõik koos seljad kokku panna ja anda ühist sõnumit ka ühiskonnale, et kaitsekulutused ikkagi on praegu vältimatud. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Peeter Ernits, palun. Hea juhataja, lugupeetud minister. 2005 aastal kirjutas Rein Taagepera sellise loo nagu demograafiline vetsupott ja ta ütleb, et rahvast taastoota on vaja Eestis 22 000 sündi aastas. Ja jätkab. Eesti rahva püsimine on praegu suuremas ohus kui kunagi Nõukogude okupatsiooni ajal pärast suurküüditamise lakkamist. Praegu on nii, nagu meil küüditatakse igal aastal 7000 last. Eelmisel aastal sündis 9022 last. See oli, ja Taagepera rääkis seda 20 aastat tagasi, kirjutas. Te räägite siin, et paari kuu pärast tuleme mingite meetmetega välja. Ühesõnaga järgmistel valimistel teie erakond läheb küll vetsupotist alla, mitte küll demograafilisest, aga see pole oluline. Küsimus on Eesti rahva
säilimisest. Praegusel juhul on kurss 600 000 inimese peale ja te räägite 2 kuu pärast. Ja teie rahandusminister täna hommikul rääkis raadiost, et peaks olema positiivsed uudised palju rohkem, et Eesti nõretab nendest ja vajab neid. Et olete rahaministriga rääkinud ja oma peaministriga, et kuidas nad on saavutanud sellise olukorra, rääkida praegu, et on vaja aidata Ukrainat ja kõike muud, on vaja Eestit aidata ja kohe. Ja miks te seda teinud ei olete ja saadate Eesti rahva demograafilisest vetsupotist pidulikult alla oma sellise kõuekõminaga? Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Ka mina olen seda artiklit lugenud ja juba toona, kui härra Taagepera selle kirjutas. Ja ma ei ole suutnud nüüd, ma kohe praegu ei suutnud välja arvutada, mitu valitsust sellel ajal on olnud pukis. Ja mitu valitsust on sellel ajal Eesti rahva arvu püüdnud tõsta. Muuhulgas ma tean, et on ka EKRE olnud, kuhu ka teie varem kuulusite. Et ma arvan, kõik erakonnad, kes siin saalis on esindatud, on olnud valitsemistüüri juures ja kõigil on olnud võimalus sellele vetsupotile gaas peale panna. Miks siis seda tehtud ei ole? Kas me tõesti võime arvata, et on olemas kas või üks erakond Eestis, keda ei pane see teema muretsema? Ma tean, et ei ole ühtegi erakonda, et see on üks teine teema. Kui ma mainisin kaitseteemat, siis tegelikult meie rahvastiku säilimise küsimus on ikkagi üks teine teema, samamoodi teine teema, mis meid kõiki ühendab. Kui see oleks niivõrd lihtne, et on üks lihtne asi, millega mõjutada, siis oleks see juba ammu kasutusele võetud. Ja mitte ainult Eestis, vaid väga paljudes maailma riikides, kus on samad probleemid. Ja ma tõin esile selle sama Reformierakonna vanemahüvitiste süsteemi. On teada, et sündimus pärast seda tõusis. Kui tõsteti lastetoetusi kiiresti üles, siis samamoodi sündimus tõusis. Aga kunagi ei ole üks meede see, mis aitab meil sündimust tõsta. Seesama perehüvitiste süsteem vajab täna ajakohastamist. Lastetoetuste süsteem tuleks samuti üle vaadata. Neid arvamusi on ühiskondlikult olnud väga palju. Ühte kindlat võluvitsa kahjuks ei ole. Ja seetõttu me püüame pakkuda päris mitut võluvitsa, aga ma tean, et ka need ei ole täiuslikud. Lihtsalt selline on praegune maailm, aga mis on praegu hästi oluline, on see, et kui me kas või veidi suudame tõsta sündimust, ükskõik millise poliitilise otsuse tulemusena, siis selle mõju on eksponentsiaalne, muidugi mitte kohe, vaid aastakümnete pärast, mil need täna sündinud lapsed saavad ise emadeks, isadeks, vanaemadeks, vanaisadeks ja tegelikult tänapäeval on täiesti normaalne olla ka vanavanaema, vanavanaisa ja sellel ajal isegi veel tööl käia. Ehk et meie ühiskond on muutunud, meie väärtushinnangud, mõttemallid on muutunud ja me peame nende muutustega edasi elama. Aitäh! Suur tänu. Sellega lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise. Ja liigume edasi. Tänane 6. küsimus. Samuti sotsiaalminister Karmen Jollerile. Küsib Riigikogu liige Jaanus Karilaid ja teemaks on tervishoiuteenuste kättesaadavus. Jaanus Karilaid, palun. Aitäh juhatajale. Hea minister, muidugi eelmises küsimuses te kahjuks rääkisite endale vastu. Te rääkisite, et lastetoetuse tõusuga oli ka sündivuse kasv. Aga samas just Reformierakond oli see, kes peretoetusi vähendas. Just teie erakond oli see, kes huvihariduse rahastust lastele vähendas. Nii et siit on esimene vastuolu, et miks te neid meetmeid siis rappisite, kui nad tegelikult aitasid. Aga minu küsimus on tervishoiuteenuste korralduse ja kvaliteedi kohta. Loomulikult on selle teema kohta OECD, Eurostat, WHO, Arenguinstituut, väga palju teinud raporteid. Ja sealt ka vaatab vastu meile probleemide pundar. Alarahastus, pikad ravijärjekorrad, ooteajad. Ja kahtlemata oleme nende uuringutega kõik siin tuttavad. Aga teie tööandja on tegelikult ju Riigikogu. Te olete minister tänu sellele, et Kristen Michali valitsusel on 52 parlamendi häält. Ja ma loen, et ei ole suutnud oma poliitikaid selgeks teha ka enda koalitsioonipartnerile või ütleme siis liikmele. Eero Merilind üleeile loen tema artiklit ja vaatan, et räägib samadest probleemidest. Ravijärjekorrad, arstide puudus, pikad ooteajad ja tema jaoks tegelikult võib-olla üks väheseid ausaid reformierakondlasi, ta ütleb otse välja. Enam ei liiguta selle poole,
kuidas saada tervishoiuteenuses paremaks, vaid kuidas muuta või kuidas mitte muutuda halvemaks. Status quo. Kõik need uuringud, kõik need patsientide rahulolu uuringud, mis näitavad ka tegelikult, et patsiendid muutuvad järjest kriitilisemaks, teile siis korda ei lähe. Sest sotsiaalkomisjoni liige, ka teie tööandja, Eero Merilind, toob selle probleemi väga groteskselt välja. Kuidas teie seda hinnangut siis kommenteerite? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Esiteks kommenteerin lastetoetusi, et igasuguste toetuste maksmine peab olema alati vastutustundlik. Ja kui tõesti selgub, et toetused ei ole jõukohased, siis ma arvan, on väga vastutustundlik võtta vastu ka ebapopulaarsed otsused ja Reformierakond seda teinud ja ma ei saa siin küll ette heita. Eero Merilind, ma ei ole jõudnud temaga rääkida sellest, aga ma nõustun vähemalt enamusega, mida tema kirjutab. Loomulikult ta sõnastab arstina tervishoiuprobleemid väga hästi, väga täpselt. Ja kui küsida nüüd, kas tervishoiuteenus läheb paremaks või ta läheb halvemaks, siis mina küsiksin kohe vastu, et kuidas seda mõõta. Mis on hea tervishoiuteenus? Poliitikud armastavad rääkida sellest, et kättesaadavus on hästi oluline, et ka teie tõite siin välja, et järjekorrad on pikad. Aga ma küsin vastu, et kui te saate lühikese järjekorraga vale spetsialisti juurde või vale arsti juurde, kas see aitab teid? Kas see oli hea teenus? Või kui me paneme lihtsalt raha juurde, aga meil ei ole näiteks personali, me teame, et meil on arstide ja õdede puudus. Ja kui meil ei ole siis seda personali, keda panna tööle, kas see on hea tervishoiuteenus? Tervishoiuteenuste mõõtmisel on väga erinevaid mõõdikuid. Ja ma pean ütlema, et arstina on mind väga palju häirinud see, et Eesti taasiseseisvumise ajaloos ei ole neid mõõdikuid praktiliselt kasutatud. Ongi kasutatud pseudomõõdikuid, näiteks järjekorra pikkus, mis tegelikult ei anna meile infot sisulise kvaliteedi üle. See ei ütle seda, kas inimene jõudis õigel ajal õige arsti juurde, kas ta sai õiget ravi ja kas ta sai hiljem selle ravi kätte ja kas tal oli see ravi üldse jõukohane, näiteks kas ta suutis tabletti neelata ja nii edasi ja nii edasi. Neid mõõdikuid on tegelikult väga palju. Ja seetõttu on olnud üks minu prioriteetidest võtta see sama teema käsile ja anda inimestele tulevikus, see ei käi kiiresti, see käib mõne aasta jooksul, ka võimalus hinnata, kas see tervishoiuteenus, mida ma sain, oli kvaliteetne. Terviseameti juurde on loodud kvaliteedikeskus esimest korda Eesti taasiseseisvumise ajaloos. Seda on püütud teha 90ndatest alates, siiani ei ole ministrid pidanud vajalikuks või valitsused pidanud vajalikuks seda sisse seada, aga nüüd on see töös, ta alustab tööd ja mõne aasta jooksul loodetavasti on inimestel võimalus saada teenust, mille kvaliteedi osas tal on olemas arusaamine ja ülevaade ja ta võib-olla oskab ka anda paremaid ootusi teenusele, ehk et tähtis ei ole mitte ainult lühike või õige pikkusega järjekord, vaid ka teenuse sisu ja õige arst või õde või spetsialist, kes teda vastu võtab. Aitäh! Suur tänu ja Jaanus Karilaid, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh juhatajale, hea minister. Ma proovin siis oma küsimuse viia siis niimoodi abstraktsuse tasandilt võimalikult konkreetseks. Et noorte vaimse tervise kohta on ka viimasel ajal väga palju uuringuid, iga aasta neid tehakse. Need näitavad tegelikult, ei näita häid tulemusi. Seal on ka väga selgelt meetmete pakett olemas, kuidas tegeleda, kus nad tekivad, mis on tegelikult seal siis ka nii-öelda võimalikud lahendused, tagajärgedega, üks on ka see ligipääs psühhiaatrile. Tervisekassal oli töökoosolek olnud siin, ma ei tea, paar päeva tagasi, sama teema oli laual olnud ja neil ei olnud lahenduskäiku. Kuidas teie saate siis ministrina leppida selle olukorraga, et sellele probleemile ei ole lahendust? Või te jälle vastate, et me tegelema, tulevad meetmed? Või te suudate ka konkreetselt öelda, mis on need meetmed ja millal tulevad? Jah, noorte vaimse tervisega on kindlasti probleem. Sellest on räägitud palju, seda ma olen ise arstina ka tõstatanud korduvalt ja on meetmed, tulevad ja tulevad kindlal ajal ja paljud asjad on meil tegelikult juba tehtud ka. Alustan tegelikult põhjustest. Ei ole põhjuseks ainult see, et abi on raskesti kättesaadav. Arstina jällegi saan ma öelda ja ka ministrina, et väga oluliseks põhjuseks on see, kus noor või laps, kus ta viibib, see keskkond, kus ta viibib. Kodu, kool, lasteaed.
on need põhilised kohad. Ja tegelikult, kuna nii kodu kui ka kool või lasteaed on sellised asutused, kus laps, eriti see kool ja lasteaed, kus ta viibib väga suure osa oma ajast, siis see, et märgataks probleeme varakult ja osataks nendega tegeleda, siis see on ülivajalik. Ma näen seda, olen näinud väga palju, et koolides tegelikult ei suudeta seda vaimse tervise probleeme märgata ja ei suudeta ka lahendada, aga tihti ka sellepärast, et ka lapsevanemad ei ole koostööaltid, et seal on väga palju põhjuseid. Samas meil on lapsevanemad, enamus lapsevanemad siiski väga otsivad ja soovivad saada vaimse tervise jaoks abi, eriti laste ja noorte puhul. Lastega on meil eriti keeruline seetõttu, et laste psühhiaatreid on meil väga vähe, ka lastega tegelevaid psühholooge, spetsialiste on väga vähe. Aastate jooksul on suurendatud kliiniliste psühholoogide koolitustellimust, on suurendatud psühhiaatrite koolitustellimust, aga need spetsialistid tulevad meie tervishoiuturule tegelikult suhteliselt aeglaselt. On tehtud lisakoolitusi perearstidele. Ma ise olen kõik need koolitused läbinud ja tegelikult ma võin omast käest öelda, et ka residentuur perearstis sisaldab väga märkimisväärset osa psühhiaatriast. Tegelikult iga perearst peab olema suuteline teatud määral psühhiaatrilisi probleeme ära tundma, lahendama ka lapseeas. Et siin väga konkreetselt ongi plaanis siis see, et me alustame astmelise abimudeliga. E-tervises on juba olemas vaimse tervise nurk, seda on võimalik täna vaadata, seda pidevalt täiustatakse, sellega on jõutud nüüd lõpuks sinnamaani, et see on avatud. Mõne kuu jooksul peaks kättesaadavaks saama selline e-koolitus, kus inimene saab ka ise abi. Lisaks on perearstikeskustesse võimalik võtta juurde lisapsühholooge Tervisekassa rahastusega. Ja kuna mul saab aeg ka otsa, siis hästi kiiresti veel see, et kuna psühhiaatri teenust vajavad eelkõige kõige keerulisemas olukorras täiskasvanud ja lapsed, siis on plaan teha psühhiaatria teenus e-konsultatsiooni põhiseks, nii et perearst tegeleks lihtsamate muredega inimestega ja kui on juba raskes seisus inimesed, et nad päriselt õigel ajal jõuaksid ikkagi õige spetsialisti juurde. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Lea Danilson-Järg, palun. Aitäh, hea juhataja, hea minister. Kõigepealt tunnustan kindlasti selle eest, et olete ennast sündimusteemaga nii palju kurssi viinud, et tõesti tunnistate, et see on ka teie erakonna ja teie valitsuse jaoks oluline teema, see on oluline edasiminek. Aga millega ei saa nõustuda on kindlasti see, et te väitsite, et peretoetuste vähendamine toimus sellepärast, et see ei ole riigile jõukohane või näiteks ka, mida siis Reformierakonna valitsus on teinud, kaotanud siis tulumaksuvabastuse laste eest ja kõik muud asjad. Et kõik asjad, mis on riigi jaoks olulised, peavad olema ka riigile jõukohased. Ja näiteks nagu riigikaitse, kuhu meil ei ole üldse kahju raha panna, sest see on oluline. Nii et pigem on siin ikkagi probleem selles, et prioriteeti siiski piisaval määral ei tunnetata. Ja kui meil leidub raha selleks, et kõrgepalgalistele tulumaksuvabastust teha, siis kindlasti oleks leidunud raha ka lastega perede jaoks. Aga minu küsimus on, et kui siin mitu aastat on meil sündimusega probleem olnud ja ühtegi meedet selle vastukaaluks ei ole tehtud, et miks see nii on ja kas on plaanis nüüd lähiajal ikkagi reageerida ja kas või midagigi teha, mis lastega perede olukorda parandab? Aitäh! Aitäh! Ma tänan tunnustuse eest. Ja ma arvan, et siin on meil tõesti palju ühisosa ja tegelikult nii palju, kui mina olen vaadanud Reformierakonna tegemisi juba enne seda, kui ma liitusin erakonnaga, üleüldse poliitika peale mõtlesin, siis seesama vanemahüvitiste süsteem on ju Reformierakonna välja töötatud. Et ma ei saaks öelda, et see teema oleks olnud ebaoluline sellele erakonnale, kuhu ma olen jõudnud ja mille üle ma olen väga rõõmus, et ma olen just selles erakonnas. Et see on ikkagi üle 20 aasta juba kasutusel. Et ma ei ütleks, et see on ebaoluline. Kui me hakkame mõtlema nüüd siis seda, et mida riik on teinud või mida ta ei ole teinud laste jaoks, siis kui me mõtleme kas või viimase 5 aasta peale, siis toetuste süsteemi on muudetud palju personaalsemaks. Me suudame täna palju paremini tuvastada ka näiteks need üksikvanemaga lapsed, kes vajavad rohkem abi ja nii edasi. Et ma ei saa küll öelda, et siin viimaste aastatega mitte midagi tehtud ei ole. Ja kui me räägime tulumaksuvabastusest, siis lastega pered samamoodi saavad nüüd rohkem raha kätte
teatud palka saavad lapsed. Lisaks tuletan meelde automaksu viimane 2 aastat, see on isegi viimane paar kuud, eks ju, kui on antud automaksu soodustus just nimelt lastega peredele. Me oleme, tegelikult on neid meetmeid veel mitmeid, et kahjuks ei jõua kõik ette lugeda, aga tõesti alates sellest, et sotsiaalsüsteemi on tugevdatud, tervishoidus oleme lastele oluliselt rohkem suunanud erinevaid meetmeid, alates siis tõesti sellest juba räägitud lastepsühhiaatriast, kus on kättesaadavust parandatud ja lõpetades siis needsamad maksusoodustused, mida ma olen öelnud. Aitäh! Üks hetk. Okei, las ta olla, ei ole vaja. Kõik. Hästi. Ja. Suur tänu. Siinkohal siis lõpetame käesoleva küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. 7. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Rain Epler ja teemaks on koostöö USA-ga ja täpsustus maavarade teema. Rain Epler, palun. Ja aitäh, härra esimees, härra peaminister. Kanada peaminister Carney jutus eile Davosis muu hulgas järgmist. Me teadsime, et jutt reeglitel põhinevast maailmakorrast oli osaliselt vale, et tugevaimad tegid endale erandeid, kui see oli neile mugav, et kaubandusreegleid jõustati ebaühtlaselt ja et rahvusvahelist õigust kohaldati erineva rangusega sõltuvalt sellest, kes oli süüdistatav ja kes ohver. See fiktsioon oli kasulik. Eelkõige võimaldas Ameerika hegemoonia pakkuda avalikke hüvesid, avatud mereteid, stabiilset finantssüsteemi, kollektiivset julgeolekut ja vaidluste lahendamise raamistikke. Nii panime meiegi sildi aknale, osalesime rituaalides ja vältisime suuresti retoorika ja tegelikkuse vaheliste vastuolude väljaütlemist. See kokkulepe enam ei toimi. No, minu arust päris selline adekvaatne kirjeldus sellest, kuhu maailm on jõudnud. Ja kindlasti on väikeriigi jaoks praegune aeg ohtlik ja seetõttu tuleb hoida pea külm ja teha õigeid ja häid otsuseid, valida ka sõpru väga hoolikalt. Ja me oleme teiega täielikult ühel meeles minu teada selles, et Eesti julgeoleku tagamise mõttes on meie kõige olulisem partner USA. Seda olete nii teie ise kui kaitseminister siin välja öelnud ja selles osas meil vaidluse kohta ei ole. Aga selles valguses on oluline meeles pidada, et vastastikune koostöö ei saa ju toimida nii, et me soovime tihedat koostööd kaitsevaldkonnas, aga muudes valdkondades ei pruugi koostöö altid olla. Ja ma jõuan nüüd küsimuseni. Teadaolevalt on Ameerika teinud 7 Euroopa Liidu riigile ettepaneku kahepoolseks koostööks maavarade alal. Ja teada on ka see, et Euroopa Komisjon omakorda nagu survestab riike, et otse Ameerikaga ei räägitaks. Ja minule teadaolevalt peaks Ameerikas veebruari alguses toimuma ka kohtumine siis nende võimalike partneritega. Ja küsimus on lihtne, milline Eesti plaan selle koostöö pakkumise suhtes on? Aitäh! Jaa, aitäh! Mul on hea meel, et konservatiivid, nagu mulle tundub liberaalid ka, ma vaatasin sotsiaalmeedias Mark Carney kõnet kiidavad. Tegemist on liberaalist peaministriga, minu meelest väga nagu hea sõnavõtt ja hea kõne oli. Ma arvan, et ingliskeelne maailm vajab tugevaid liberaalseid liidreid ja ehk teab. Ma arvan, et selle sõnavõtuga ta kindlasti selle vaba maailma, vähemalt ingliskeelse osa liidriks kandideerib. Seda esiteks. Teiseks, see sõnavõtu mõte, jah, ma saan aru, et võib-olla me tõlgendame seda erinevalt, et mina siiski julgen tähelepanu juhtida sellele, et Mark Carney kirjeldas, ja eks ma võin tema käest ka küsida, kui ma järgmine kohtun, aga tema kirjeldas ikkagi seda pilti, et väärtuspõhine koostöö nende vahel, kes maailma ühtemoodi näevad ja julgeolekut tahavad tagada ka keskmistel riikidel, aga ka väikestel riikidel, mida meie oleme, on väga vajalik. Ja Eesti oma julgeolekus erinevas partnerluses, muuhulgas näiteks Ukraina aitamises, tahtekoalitsioonis, teeb seda koostööd muuhulgas koos Kanadaga, Euroopa teiste riikidega, Põhjala Balti riikidega, nii et need liitlassuhted on head ja ma arvan, et seesama sõnum, et riikidel, kelle jaoks on põhimõtted olulised, muuhulgas ka näiteks territoriaalne puutumatus, nii Gröönimaal kui Ukrainas ühtemoodi, neil ongi vaja koostööd teha. Ja ütleme nii, et kui te tahate, et ma jõuan, siis ärge lärmake. Nüüd, mis puudutab maavarasid, siis maavaradega Eesti teeb selgeks täpsemalt, millised meie kriitilised toormed on. See on ka avalikkusele teada, seda debatti on ka peetud ja kirjeldatud. Eesti Geoloogiateenistus sellega tegeleb.
Kui tahate, võite täpsemalt küsida. Mina omal ajal ministrina käisin, väga huvitav on, käiks ka niisama parlamendiliikmena, majanduskomisjonina. See pilt on väga hea ja huvitav. Aga see kõik on vaja enne selgeks saada. Ja Euroopa Liidu USA vahel, kui te nüüd küsite nende kriitiliste toormete koostöö üle, siis praegu käivadki just need läbirääkimised. Ja kaubanduspoliitika ja kõik, mis puudutab sellist, ütleme, kriitiliste toormete omavahelist arutelu, see on Euroopa Liidu ja USA vaheline. Eesti kindlasti pürib selle poole, et meie oskused selles väärtusahelas, teadmised ja tegevused oleksid võimalikult kõrgel. Pole ju saladus, et Eesti tegelikult on sisuliselt vist Euroopa Liidu üks selline väärtuslik haruldaste muldmetallide töötlemise keskus, kui mitte kõige suurem. Kanada ettevõte Neo muuseas on ka siin, kes sellega tegeleb püsimagnetitega silmet, nii et meil on päris tugev positsioon selles ja me teeme seda koostööd nii Euroopas kui kindlasti suhtleme ka Ühendriikidega, et ma ei näe seal kuidagi vastuolu. Aitäh! Rain Epler, teil on täpsustav küsimus, palun. Eks ma tegelikult ju tean, et kui juhatada küsimus sisse mõne mõttega, siis on oht, et vastus keskendub sissejuhatusele, mitte küsimusele. Aga kui see mäng juba nii käib, et mingem siis seda rada pidi edasi. Te ütlesite, et Kaarni pürib inglisekeelse maailma liidriks, ütlesite niimoodi. Ma selles mõttes ei ole päris kindel. Kaarni, kes alles väga hiljaaegu ütles krõbedaid sõnu Hiina suunal, nimetades seda väga suureks riskiks ja geopoliitiliseks vastaseks, otsustas siis nüüd pöörde teha ja väga tõsiselt fokusseerida koostööle, suhete soojendamisele Hiinaga. Me saime eile teada, et Prantsusmaa president Macron on saatnud Trumpile teate selle kohta, et võiks kokku saada ja ka venelased laua taha kutsuda. Ja kui me natuke läheme veel ajas kaugemale, siis ärgem unustagem sedagi, et kui käis Ameerikas presidendi valimine, siis Ühendkuningriigi peaminister Carney ei pidanud paljuks saata 100 inimest demokraatide kampaaniat toetama. Et selles valguses, ma ütleks, on põhjendatud esitada küsimus, et kes ja kuidas siin nüüd ameeriklastega koos mängivad või ei mängi. Ja viimastel päevadel on ka, ütleme, sõnumid olnud pehmelt öeldes huvitavad siin erinevatelt Euroopa liidritelt. Aga kui me nüüd oleme need sissejuhatused ja siis teie väljajuhatused ära vastanud, aga vastake ikkagi küsimusele, et mis Eesti plaan on selle USA ettepaneku suhtes kahepoolselt rääkida võimalikust koostööst. Ma tean, et Euroopa Liit on samal ajal ka läbi rääkimas Ameerikaga kriitiliste maavarade osas, aga siiski see ettepanek on ju laual meil ja mõnel riigil veel, et mis see meie plaan siis selles osas on? Aitäh! Jaa, aitäh! Jah, Eesti on kohal 4. veebruaril. Teatame, millisel tasemel ja valitsuses me selle positsiooni kujundame. Näete, mul ei olnudki vaja sissejuhatust. Teil kulus 1.33 sellele sissejuhatusele 2 minutist. Tegime rekordi. Super. Nüüd, mis puudutab seda muud juttu, siis ilmselt te ajasite sassi. Mark Carney ei ole olnud Ühendkuningriigi peaminister, te tahtsite öelda Kanada ilmselt. Minu jaoks oli see uudis, et nüüd ta on juba Ühendkuningriigi peaministriks ka vahepeal saanud. Ja, tõepoolest. Väga sarnased on kõik, eks. Seda nüüd tulles küsimuse juurde või selle sissejuhatuse juurde, mis 1.33 kestis ehk 2 minutist, ma siiski juhiks tähelepanu, et Mark Carney kindlasti on ingliskeelse poliitilise maailma üks liidreid. Soovime seda või soovi liberaalina ja mina arvan, et selline sõnavõtt ja sõnum tegelikult sellest, et väärtuspõhine koostöö, eriti nende riikide vahel, kelle jaoks printsiibid on olulised, et seista vastu neile, kes arvavad jõuga võib piire muuta, on ülioluline. Nii et ma arvan, et see oli hea kõne ja see kõne kindlasti läheb ajalukku, nii et oleme siis selle üle rõõmsad. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Martin Helme, palun. Nojah, ega ausalt potato, nagu öeldakse, kõik ühed globalistlikud vasakäärmuslased ühispartei esindajad, on nad Starmerid või Carney'd. Meil siin ennem oli vaidlus sellele üle, et mis siis selle Carney kõne iva oli. Mina ütlesin, et sellega ta kuulutas, et see nii-öelda reeglitepõhine maailm on ümber. Sina ütlesid, et ta rääkis täpselt vastupidi. No Eestis on läbi viidud uuring, et esmakursuslastel pooltel inimestel puudub funktsionaalne lugemisoskus ehk nad ei saa aru, mida neil
paberi peal sõnad ütlesid. Mulle tundub, et sama probleem on meil ka Reformierakonna Eesti 200 valitsus. Ma loen Kaarni kõne lõpust ette ühe lõigu. Me teame, et vana kord ei tule tagasi. Me ei peaks seda leinama. Nostalgia ei ole strateegia, aga me usume, et sellest raputusest saame ehitada midagi suuremat, paremat, tugevamat, õiglasemat. Nüüd meil oli siin ennem ka arutelu, et kui meie oleme NATO, siis kumb NATO me oleme? See, mida nähakse Ameerikas või see, mida nähakse, ma ei tea, Brüsselis või Kopenhaagenis. Kui me hoiame ühte väärtusruumi, siis kumbasse väärtusruumi me hoiame. Seda, mida meile ette kirjutatakse Brüsselist kogu oma transideoloogiaga ja rohepöördega ja Hiina sõprusega ja kõige muuga ja nüüd ka Vene sõprusega, mida Macron meile on välja kuulutanud, või oleme me selles väärtusruumis, mis on Ameerika Ühendriikide tänane administratsioon välja kuulutatud. Et see on tegelikult, see võib tunduda, et ega kui funktsionaalne lugemisoskus ongi nagu puudulik, siis see küsimus võib tunduda tobe. Aga tegelikult on see eksistentsiaalne küsimus Eestile. Ja minu meelest teie ministrid, Ligid, Tsahknad, teie erakonnakaaslased, Mihkelsonid, Paetad, ka ei saa sellest aru. Ja seepärast me siin pressime, et kas peaminister vähemalt saab aru? Vaadake, teie lähtute sellesse eelhäälestusse kuidagi hoopis teistmoodi kui mina. Minul jälle erinevalt teist on olnud võimalus vestelda Mark Karniga korduvalt ja ma tean, mida ta ka maailma kirjeldab ja kuidas ta seda näeb. Ja ma arvan, et see kirjeldab siiski väärtuspõhist maailma ja nende riikide koostööd, kus väärtused suudavad seista ka jõu vastu. Ja mulle tundub, et teie rõõmustate, et hurraa, lõppemas on maailmakord, kus reeglid kehtisid, kus väärtused omasid mingit tähendust, kus kokkulepped omasid mingit tähendust või rahvusvahelised reeglid. Mina ei rõõmustaks teie asemel selle üle ja Eesti rahva huvides see kindlasti ei ole. Eriti väikse riigi puhul kindel reeglitepärane maailmakord on väga vajalik meie enda turvalisuse tagamiseks, aga ka selleks, et maailm vabalt areneda saaks, maailm õitseks, inimestel oleks arenguks ja tulevikuks kindlus. Nüüd, mis puudutab seda, te üritate luua jälle sellist kontseptuaalset lähenemist, et justkui on nagu mitu NATO-t. Ei ole mitut NATO-t. Mitut NATO-t võib-olla võiks rõõmustada ja loota meie idanaaber. Ei ole mitut NATO-t. On NATO, mis toimib. Merel on laevad, taevas on lennukid, praktikas töötab. Ja selle teadmise ja selle sõnumi peame ka edastama. Ja kui liitlaste vahel on debatti, siis kõik teised liitlased kindlasti näevad vaeva, et liitlased ühe laua taha tuua. See on ka, ma arvan, meie huvides, kõikide huvides. Ja ütleme nii, et kindlasti ka see plaan, et kui Ühendriigid ütlevad, et muidu ei saa asjad korda, kui me peame üksteisele eskaleerima tariifidega või tollidebatis, Euroopal on sellelegi vastused olemas. Need on väga kallid kõigile. Selles sõjas, tollisõjas omavahel võitjaid ei ole. Nii et seetõttu ma arvan, et kõige parem asjade lahendus on, et kui liitlased on ühel poolel, tagavad reeglitepärase maailma ja me suudame seda hoida. Kui ei suuda, siis selleks meil on regionaalne koostöö, Euroopa Liit ja seesama Mark Karni kirjeldatud riikide koostöö, kes näevad maailma väärtuspõhisena ja suudavad ainult jõuga rääkivatele riikidele vastu seista. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 7. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 8. küsimus on energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutile. Küsib Riigikogu liige Züleyxa Izmailova ja teemaks on jätkusuutlik keskkonnapoliitika. Züleyxa Izmailova, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, austatud minister. Ma küsin looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise eelnõude kohta. Et sotsiaaldemokraatide jaoks tähendab looduskaitse eelkõige vastutust ja õigusriiki. Kui riik muudab reegleid, mis mõjutavad meie metsi, elurikkust ja inimeste õigusi, siis peavad põhimõttelised valikud sündima Riigikogus selgete seadusnormidena, mitte nihkuma väikeste huvigruppide hämarate tehingute meelevalda. Kavandatud 30% kaitstavate alade ja 70% majandusmetsa osakaalude fikseerimine loob ulatusliku õigusliku ebaselguse. Teie kavandatud muudatused ei taga elupaikade liikide soodsat seisundit, ei vasta Euroopa Liidu looduse linnudirektiivi ega ka looduse taastamise määruse nõuetele. Eelnõude koostamisel pole järgitud hea õigusloome tava, pole analüüsitud eelnõuga kaasnevaid mõjusid loodusele ja ühiskonnale ning tagatipuks on eelnõud vastuolus vähemalt 6
põhiseaduse sättega. Miks te soovite esitada Riigikogule looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise eelnõud sellisel kujul, kus sisuline otsustusruum nihkub suurel määral täitevvõimu kätte ning Riigikogule jääb sisutu läbikoputaja roll? Milline on valitsuse poliitiline loogika anda nii suur otsustusruum ministri määrustele ja kuidas tagate, et põhivalikud, sealhulgas siis kriteeriumid, erinevad piirangud, tagatised, otsustatakse seaduse tasandil, mitte hiljem rakendusaktides? Aitäh! Aitäh, hea küsija. No minu meelest te teate ju ise ka väga hästi, et seaduseid võtab vastu Riigikogu ja Riigikogus on võimalik esitatud eelnõudesse teha ka parandusi ja ma olen üsna kindel, et nii metsaseaduse kui looduskaitseseaduse puhul see debatt tuleb. Kindlasti tuleb komisjonidest Riigikogu liikmetelt ettepanekuid, kuidas esitatud eelnõu saab paremaks teha ja ma arvan, niimoodi parlamendi töö ju käibki, et siin ei ole minu meelest midagi eriskummalist. Nüüd te tõite välja selle 30% maismaa ja merekaitse eesmärgi ja siis 70% metsamaast majandusmetsa eesmärgi. Mõlemad on väga olulised ja minu meelest on see õige lähenemine, et selline suur valikukoht fikseeritaksegi Riigikogus. 30% maismaa ja mere kaitse alla võtmisest, et see on ka rahvusvaheline siht, nii et me liigume siin kindlasti õiges suunas ja ma ei ütle seda, et sinna 30%-ni jõudmine on tingimata lihtne, sellepärast et me oleme praegu seal 27-28% punkti peal ja sealt on tõesti vaja edasi liikuda ja ütleme võib-olla selles protsessis siis see viimane miil on ikkagi kõige nõudlikum ja keerukam, aga ma olen veendunud selles, et see on kindlasti tehtav. Nüüd 70% metsast või metsamaast majandusmetsana, et see tegelikult peegeldab ju praegust seisu. Viimase siis Keskkonnaagentuuri statistilise metsainventuuri andmetel me oleme enam-vähem täpselt seal 70% peal. See fikseerib praeguse olukorra ja miks see minu meelest on oluline, on hästi lihtne, sest kõik soovivad kindlust. Kindlust soovib looduskaitse, et me teaksime, et meil on võimalik võtta kaitse alla need alad, mis seda väärivad, kus see on põhjendatud ja samamoodi soovib ju kindlust metsasektor, et meil on paigas tasakaal selleks, et oleks investeerimiskindlus ja oleks võimalik metsasid majandada ja neid metsi ei saa ju majandada suvakohaselt, ka seal kehtivad reeglid ja seetõttu on oluline, et osad detailsemad regulatsioonid ongi määruste tasandil. Ma arvan, see on mõistlik põhimõte. Aitäh! Aitäh! Züleyxa Izmailova, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh! Küsin juurde, et eelnevas küsimuses minu poolt viidatud Keskkonnaõiguse Keskuse analüüs näitab, et need eelnõud tekitavad väga selgeid põhiseaduslikkuse riske, sealhulgas seaduslikkuse ja õigusselguse vaates. Ja arvestades, et analüüsist selguvad ühtaegu nii põhiseaduslikud vastuolud ja õigusselguse küsimused ja lisaks veel ka Euroopa Liidu õiguse nõuete täitmise probleem, siis ma küsin uuesti teie käest, et miks tahab valitsus tuua Riigikokku eelnõu, mis suure tõenäosusega läheb vaidlustamisele? Kas keskkonna- ja energeetikaminister peab praaki tootvat õigusloomet aktsepteeritavaks? Sest olgem ausad, viimasel ajal on reformierakondlik valitsus selle poolest väga kuulsaks saanud. Või olete te valmis eelnõu siiski tagasi võtma ja selle uuesti koostama nii, et esiteks sisulised kriteeriumid oleksid seaduses, mõjuanalüüsid oleksid tehtud, kolmandaks oleks siis tagatud vastavus põhiseadusele ja Euroopa Liidu õigusele
enne menetlust juba? Aitäh! Aitäh! Mina kindlasti hindan väga kvaliteetset õigusloomet. Et ma arvan, see on ju meie kõigi ühine eesmärk ja soov, et seadused, mida Riigikogu vastu võtab, on arusaadavad, täidetavad. Ja võib-olla see on natuke sihuke õigusfilosoofiline küsimus ja ma ei ole jurist, et millise detailini on vaja kirjutada siis regulatsioon seadusesse. Ühelt poolt, mida detailsem on seadus, seda suurema kindluse peaks ta justkui andma, aga päris elu on ju näidanud ka seda, et kui minna seaduse tasandil väga detaili, siis kõiki olukordasid ei ole võimalik ette näha, isegi kõige parema tahtmise korral. Ja siis tuleb hakata seda seadust parandama ja parandama. Nii et ma isiklikult hindan sellist lähenemist, kus on ka kaalutlusõigust või kaalutluskohti ja kui ei suudeta siis poolte vahel kokkuleppele jõuda, siis ka kohus on ju demokraatlikus riigis või õigusriigis igati õige koht, kus neid vaidlusi pidada. Kui te ütlete, et me tuleme siia eelnõuga või ma esitan eelnõu, millel on põhiseaduslikud riived, siis selle eelnõu teksti on läbi vaatanud meie maja juristid, see käib kooskõlastusel ja läbivaatusel ka Justiits- ja Digiministeeriumis. Nii et ma neid inimesi usaldan, kui nad ütlevad, et sellisel kujul see eelnõu on põhiseadusega kooskõlas, siis ta nii on. Kas see eelnõu kõikidele meeldib, on hoopis teine küsimus. Ja ma usun, et ei ole ilmaasjata ka see ütlemine, et 2 juristi ja 3 arvamust. Et see, et meil on erinevad siis õiguse asjatundjad erinevatel seisukohtadel mingites küsimustes, on ka normaalne. Nii et ma usun, et põhiseaduslikkuse riskid, kui neid tõesti peaks veel kuskilt midagi välja tulema, et siis me Justiitsministeeriumiga praegu oleme teisel kooskõlastusringil või teisel ringil ja me saame need kõik ilusti üle vaadata ja kui siis ikka on tunne, et on kuskil põhiseaduslik riive, siis on Riigikogu komisjonid täpselt see koht, kus need arutelud pidada ja kui Riigikogu on vastu võtnud seaduse, mille leiab president olema põhiseadusega vastuolus, siis ka selleks on ju oma protsess. Nii et ma arvan, siin on asjad siiski nagu süsteemina paigas. Ja sama kehtib kooskõla ka Euroopa Liidu õigusega, et ka seda meil on ju juristid vaadanud. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimus esitab Tiit Maran, palun. Ja aitäh! Te ütlesite ilusti, et teile tundub see 30% ja 70% väga head. No minule ei tundu väga head. Ja nüüd siis tekib küsimus, et mille põhjal me sellist nagu väga põhimõttelisi seaduse muudatusi teeme, kui meil pole enam kui 3 aasta jooksul olnud mitte mingit keskkonnapoliitikat vormistatud, vastu võetud. Aga me teeme muudatusi, mis on väga suured ja ka need seadused sellisel kujul ei ole kunagi olnud ju väljatöötamiskavatsust. Seal on väga palju asju, need samad kummalised pretsedenditult ikkagi valitsusmääruse tasemele viidud muudatused. Tekib küsimus, et kui see on hea, et miks meil üldse hetkel seaduseid tarvis on, et aitab võib-olla ainult Vabariigi Valitsuse määrustest. Et mu esimene küsimus siin ongi siis, et kui te need muudatused sisse viite, et ma saan aru, et teile meeldib, aga kuskil peaks olema mingi ühiskondlikult kokku lepitud poliitika, mille alusel neid seaduse muudatusi tehakse. Milles see seisneb? Ja teine küsimus on see, et kui te keskkonnakomisjonis ikkagi pooleldi möönsite, et põhiseaduse riive ei saa välistada. Ja kui te nüüd toote selle seaduse siia Riigikogusse eelnõune, mõlemad 2 tükki, ja me kulutame oma aega sellest ja sisuliselt ka maksumaksja raha ja kui ikkagi selgub, et seal on väga põhimõttelised vastuolud meie põhiseadusega, et kas te siis võtate poliitilise vastutuse ja astute tagasi? Aitäh! Aitäh! Ma hakkan sellest teisest küsimusest pihta, et nii nagu eelnev küsija küsis ja ma ka vastasin, siis seda, et eelnõu oleks põhiseadusega kooskõlas, kontrollib päris suur hulk juriste.
nii Kliimaministeeriumis, Justiits-Digiministeeriumis, samamoodi on seda vaatanud ju teised ministeeriumid, samamoodi on seda vaatanud kolmanda sektori organisatsioonid. See, et leitakse erimeelsused või keegi väidab, et üks või teine eelnõu on põhiseadusega vastuolus, et see ei ole ju kuidagi eriskummaline. Ja sellepärast ongi ka protsess Riigikogus, kus omakorda ju komisjon vaatab, lõpuks Riigikogu suur saal hääletab. Et minu meelest see protsess on igati loogiline ja kohane. Ja poliitika kujundamisel, tulles nüüd esimese küsimuse juurde, et kui te väitsite, et meil ei ole olnud üldse keskkonnapoliitikat, kui meil keskkonnapoliitikat ei oleks, siis ei oleks ju ka neid eelnõusid ette valmistatud. Me oleme päris palju tegutsenud keskkonna- ja kliimapoliitikas ka Euroopa Liidus selleks, et saada Eesti jaoks mõistlikud lahendused. Metsanduse arengukava, mida valmistati ette teie erakonna keskkonnaministri poolt eelmises koosseisus, on ju ka osa keskkonnapoliitikast ja jõuab ka koos selle paketiga, koos looduskaitseseaduse ja metsaseaduse eelnõudega Riigikokku. Nii et ma arvan, võib-olla selle küsimuse tuum oli tegelikult siis selles, millega te alustasite. Et kui mina olen öelnud, et 30% kaitse alla võtmine maismaast ja merest ja 70% siis majandusmetsa osatähtsuse fikseerimine majandusmetsana metsamaast on mõistlikud asjad ja teie ütlete, et teile nad ei meeldi, ma arvan, et see on üks põhjus, miks me oleme erinevates erakondades. Kuigi ma ei ole päris kindel, kas see on nüüd nagu nii, nagu ma ei tea, põhimõtteline vastuolu, et ma usun, et me tegelikult soovime nagu mõlemad ühte asja, võib-olla meil on siis erinev arusaam sellest, et millised on need õiged tööriistad, et see eesmärk saavutada, et olen mina kindlasti nagu looduse sõber ja toetaja ja samamoodi olete ju teie ja see ongi see tasakaalu otsimise koht ja ka kindluse andmine ühiskonnas nii looduskaitse kui ka majanduse vaatest, et jah, et teeme nüüd selle rahu ja vaatame, kuidas siit saab edasi minna. Aitäh! Aitäh! Sellega lõpetan 8. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 9. küsimus on samuti energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutile. Küsib Riigikogu liige Peeter Ernits ja teemaks on anger ja maimude südatalvine külv. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja, lugupeetud minister. 2 aastat tagasi oli jaanuarikuu krõbe külm ja Keskkonnaameti juhi Rainer Vakra taktikepi all ma jälgisin, kuidas klaas või anger ja beebisid summati jäisesse vette, mille tulemusena miljonid hukkusid. Aga peale selle lõpetati karistuseks väikejärvede Saadjärve, Kaiavere, Kuremaa ja Vagulas nende manger ja maimude asustamine. Ja sisuline põhjus oli see, et need kalurid ei olnud nõus sellise tegevusega ja neid dokumente omal ajal võltsiti, ei vaadatud konkreetselt, kuhu need pannakse ja karistati sõnumitoojat. Pean silmas väikejärvede kalureid. Ja minu küsimus sulle kui keskkonnaministrile või kliimaministrile on see, et kas see on või oli või on õige lahendus sõnumitooja tapmine ja nende võimaluse tegelda anger ja püügiga nendes väikejärvedes sellega lõpetada. Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija. Et ma kõigepealt tänan selle eest, et te andsite väga nagu täpse sõnastuse teemale, millest te küsite ja see aitas ka paremini siis ette valmistada. Tõesti, mõni aasta tagasi selline juhtum oli, nagu te kirjeldate, et kus siis
jää alla pandud või lastud angerja maimud, paljud neist hukkusid. Sellest eksimusest on tehtud ka järeldused, sellist praktikat on muudetud ja praegu jää alla enam neid maime ei lasta. Et igast veast, ma arvan, tuleb alati õppida. Möödunud aastal asustati samamoodi siis klaasangerjatega veekogusid ja meile teadaolevalt ei ole enam seda tüüpi probleeme olnud. Nüüd see küsimus, mis puudutas sõnumitoojat, et ma ütlen ausalt, et mul on sellele keeruline vastata, et kuna ma nagu täpselt ei tea, et keda te täpselt silmas pidasite, aga põhimõttena ma olen kindlalt seda meelt, et kui keegi toob halva uudise või keegi nagu näitab või osundab veale, mida on tehtud, et siis pigem tuleb see korrigeeriv tegevus ära teha ja mõistlikult edasi liikuda. Ja samamoodi olen ma seda meelt, et iga eksimuse pärast ei tohi inimesele kriipsu peale tõmmata. Et see peab ikkagi sõltuma selle eksimuse kaalust ja nagu tehioludest, sest kui me nagu välistame või soovime välistada igasuguseid eksimusi, siis ma arvan, me ühiskonnana ei jõua väga mitte kuhugi, et ka teaduses on ju vaja katsetada, proovida. Nii et ja nüüd see, mis puudutab angerjate ümber asustamist, et kindlasti seal on ju ka majanduslik mõõde, et see on ka selge. Ja ma arvan, et angerja püüdmine Eestis on ju ka üsna pikaajaline ja traditsiooniline tegevus. Nii et ka siin on nii uuringute tegemiseks ruumi kui ka looduskaitselisi samme. Aga jah, et sellest konkreetsest siis juhtumist on õpitud ja praktikaid muudetud ja ma arvan, see on võib-olla kõige olulisem. Aitäh! Suur tänu, kuna meil on küsimuseks ette nähtud aega 2 minutit ja vastamiseks 3 minutit, siis rohkemateks küsimusteks meil tänases infotunnis ruumi ei ole. Ma tänan kõiki Riigikogu liikmeid ja valitsuse liikmeid sisuka infotunni läbiviimise eest ja me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.